Putini kevadrünnak ei lähe plaanipäraselt ja see on veel leebelt öeldud. See, mis pidi olema Venemaa viimane pealetung Donbassi vallutamiseks, on muutunud millekski hoopis teistsuguseks. Ukraina võtab kõik tagasi. See on derussifitseerimine käigus ja viimast pealetungi ei tee mitte Venemaa, vaid Ukraina. Ukraina rahva täielik vabastamine on alanud ja Putin ei ole valmis selleks ulatuslikuks pealetungiks, mis on tema poole teel. See ei pidanud nii olema. Märtsi alguses algas Venemaa suur pealetung, mille Putin kavandas spetsiaalselt selleks, et lõpuks vallutada viimased vastupanu osutavad asulad Luhanskis ja mis veelgi olulisem, purustada Donetski kindlustusvöönd, mis seisab Venemaa ja täieliku Donbassi kontrolli vahel. Venemaa koondas kümneid tuhandeid sõdureid. Putin väitis, et tal on reservid olemas ja kogu Vene propaganda viitas sellele, et üks tähtsamaid Ukraina piirkondi langeb paratamatult. Kui kuulata Putinit, võiks arvata, et Donbassi kokkuvarisemine on vältimatu. Tegelikult ei ole see nii. Vaatamata Putini hooplemisele on Venemaa kevadine pealetung olnud täielik läbikukkumine, mis saavutab täpselt vastupidise tulemuse sellele, milleks see mõeldud oli. Territooriumi ei võida mitte Venemaa, hoopiski Ukraina vabastab suuri maa-alasid. Aprilli andmed on käes ja need on Putini jaoks väga halvad. 2026 aasta aprillis registreeris Venemaa esimest korda territooriumi puhaskaotuse alates 2024 aasta augustist. Mehed, kellel on hea mälu, mäletavad, et 2024 aasta augustis alustas Ukraina oma ägedat vastupealetungi Venemaa Kurski piirkonda, mille käigus ta võttis kontrolli alla üle 1000 ruutkilomeetri ehk umbes 386 ruutmiili Venemaa territooriumi. See, mida me praegu näeme, ei ole rünnakute ulatuselt nii dramaatiline kui varem, kuid see on siiski ülioluline. Miks? Selle asemel, et võtta kontrolli Vene territooriumi üle, vabastab Ukraina oma enda alasid ja teeb seda muljetavaldavalt. Aprillis edestas Ukraina Venemaad 116 ruutkilomeetri ehk 44,7 ruutmiili territooriumi vabastamisega. Seda kinnitab Sõjauuringute Instituut ehk ISW, mis toob esile, kuidas Venemaa kevadrünnak on taandunud Putini vägede maadlemiseks terve rea negatiivsete lahinguvälja arengutega, mis paiskavad nad allakäiguspiraali. See pole tekkinud tühja koha pealt. Märts ei olnud venelaste jaoks palju parem. Kevadrünnaku alguskuul ei saavutanud Venemaa 31 päeva kestnud lahingutes peaaegu mingit netovõitu. ISW raporti kohaselt suutis Venemaa märtsis vallutada vaid 23 ruutkilomeetrit ehk 8,9 ruutmiili Ukrainast ning tundub tõenäoline, et aprillis on ta kaotanud kogu selle territooriumi ja veelgi rohkem. See, mida me siin näeme, on täielik muutus operatsioonide tempos, mis toimub Putini jaoks kõige halvemal võimalikul ajal. Võrrelge tänaseid andmeid 2025 aasta omadega. Kiev Posti andmetel vallutasid Venemaa väed 2025 aasta märtsis iga päev umbes 12,9 ruutkilomeetrit ehk umbes 5 ruutmiili Ukrainast. Seega oleks 2 päeva võitlust 2025 aasta märtsis andnud Venemaale rohkem territooriumi kui terve kuu võitlust 2026 aasta märtsis. See ei jäta Putini jaoks head muljet. Ja nüüd, kui näeme, et Venemaa kaotas aprillis territooriumi, on selge, et initsiatiiv on muutumas. Ukraina derussifitseerimine toimub nüüd umbes 3,87 ruutkilomeetri ehk 1,5 ruutmiili võrra iga päev, teatab Kiev Post. Kuidas see ometi juhtus? Kevad pidi olema vältimatu Vene võidu algus. See, mis praegu toimub, on kõiki üllatanud, välja arvatud Ukraina, kes oli selleks kogu aeg valmistunud. Ukraina geniaalsuse ja Vene ebakompetentsuse kombinatsioon on viinud Ukraina üllatavate tulemusteni ning me uurime mõlemat, kuid kõigepealt on veel üks asi, mida käsitleda – Venemaa kaotused. Need on jahmatavad. Meil on juba olemas numbrid Venemaa katastroofilise pealetungi kohta. Need olid rekordilised, nagu Ukraina president Volodymyr Zelenski avalikustas. Putin kaotas märtsis 35 351 oma sõdurit saavutamata praktiliselt mingeid edusamme, mis oli üle 350 sõduri päevas. See on rohkem kui 35 000 kaotust, mida Venemaa kandis 2025 aasta detsembris, mis oli varem Venemaa süngeim Ukraina sõjarekord. Aprilli andmed ei ole veel teada. Ukraina alles kogub neid. Aga kui 29. aprill on mingikski näitajaks, siis näeme midagi sarnast, kui Venemaa saab oma esimese territooriumi netokaotuse alates 2024 aastast. 29. aprillil kaotas Venemaa 1470 sõdurit, teatab Ukraina kaitseministeerium. Kui korrutada see arv 30-ga, saame kuu kogusummaks 44 100. Putini jaoks läheb olukord ainult hullemaks. Tema kevadine pealetung on praktiliselt kokku varisenud enne, kui see jõudis korralikult alata ja Ukraina kasutab seda ära. Kiev Posti andmetel vabastas Ukraina märtsis ligi 50 ruutkilomeetrit ehk 20 ruutmiili oma territooriumist. Veebruaris ja jaanuari lõpus saavutatud edusammud moodustasid 480 ruutkilomeetrit ehk 185 ruutmiili.
lisas aprilli netovõitja on selge, et Ukraina on tõusuteel. Ja see ei ole Ukraina poolt tühja põllumaa või mõttetu territooriumi tagasivõtmine. Ukraina vastupealetung on mõõdetud, täpne ja sihib võtmekohti, mis häirivad Vene logistikat ja manöövreid kogu rinde ulatuses. Ukraina 2026 aasta aprilli tulemus polnud ühekordne juhus. See on osa mustrist, mis on iseloomustanud kogu aastat. Venemaa kiitleb, kuid just Ukraina on see, kes lahinguväljal ainsana edu saavutab. Ukraina on täiemahulises pealetungis, mis hävitab kõik Putini 2026 aastaks tehtud plaanid. Aga me jõuame tagasi küsimuse juurde, kuidas see kõik toimub. Vene propaganda väitis, et 2026 aastal vastu minnes olid Putini väed ülekaalus. Juhuslikult hoogustus see propaganda detsembris, mis oli just siis, kui Putin valmistus oma seisukohta esitama järjekordsel rahuläbirääkimiste voorul. Kogu selle propaganda juures näeme nüüd hoopis vastupidist sellele, mis Venemaa väitel pidi juhtuma. Miks? Ukrainal on selles muidugi väga suur roll ja me jõuame ka selleni, kuid võib-olla on Venemaa jaoks suurim probleem see, et 2026 toob Putini strateegilise ebakompetentsuse selgelt esile. Praegu näeme kogu rindejoone ulatuses Venemaa pealetungi üldist aeglustumist. See aeglustumine on kestnud juba pikka aega, nagu ISW teatab. Venemaa edasiliikumise tempo lahinguväljal on alates 2025 aasta novembrist pidevalt langenud, kuna Ukraina jätkuvad maapealsed vasturünnakud ja Ukraina keskmaarünnakud. 2026 aasta veebruaris kehtestatud Venemaa Starlinki terminalide kasutamise keeld Ukrainas ning Kremli telegrammi piiramine on instituudi sõnul süvendanud olemasolevaid probleeme Venemaa sõjaväes. Tõepoolest, oleme seda aeglustumist reaalajas näinud. 2025 aasta novembris oli Venemaa aeglane, kuid suutis siiski hõivata umbes 575 ruutkilomeetrit ehk umbes 222 miili Ukrainast. Detsembris langes see umbes 40 või 50 ruutkilomeetri võrra ehk umbes 15,4 kuni 19,3 ruutmiili võrra. Sellest ajast alates on Venemaa edasitung kuude lõikes järsult langenud, mis viis 2026 aasta aprillini ja esimese territoriaalse kaotuseni alates 2024 aasta augustist. Suur osa selle põhjuseks on see, et Venemaa pole lihtsalt suutnud kohaneda olukorraga Ukrainas. ISW toob välja, et 2025 aasta talv ja 2026 aasta algus olid veidi külmemad ja märgatavalt vihmasemad kui eelneva aasta talv. See ongi viinud selleni, et märts ja aprill on olnud erakordselt mudased, kuna kevadised vihmad ja sulav maa loovad omamoodi vedela pinnase. Venemaa on sellele reageerinud ainsal viisil, mida Putin teab, visates Ukrainasse rohkem elavjõudu ja metalli. See läheb umbes nii, nagu võiks arvata. Oleme näinud, mis juhtub elavjõuga, kui Ukraina põhjustab Venemaa vägedele rekordilisi kaotusi. Metall ehk Venemaa mehhaniseeritud üksused on praktiliselt kasutud. Tankid ja soomukid suudavad vaevu liikuda mudasel Ukraina pinnasel, mis on takistanud Venemaal oma sõduritele tuletoetuse andmist või kaitset pakkumast neile, keda rünnakutele saadetakse. Kui muimuda haarab soomuki kinni, ei kästa Vene sõduril oodata, kuni tingimused paranevad. Nad väljuvad oma sõidukist ja marsivad läbi muda, kuni Ukraina droon nad paratamatult leiab ja hävitab. See on see sama vana lugu, mida oleme kogu sõja vältel Putinilt näinud. Inimlaine rünnakud, mida toetavad suurtükivägi ja liupommid, paistavad olevat kõik, mis Venemaal tegelikult varuks on, ning see strateegia muutub järjest vähem tõhusaks, kuna Ukraina droonidest kubisevad tapatsoonid laienevad ja Venemaa infiltreerumistaktikat pööratakse pea peale. Aga Venemaa tegelik probleem on selles. Ta ei suuda sammu pidada sellega, mida ta praegu Ukrainas üritab teha. Ja see ongi üks peamisi põhjuseid, miks deressifitseerimine nii hästi edeneb. Tema kindralite levitatud valed ja sõjaväsimus riigis takistavad Putini plaane. Aga enne kui sellesse süveneme, väike kõrvalmärkus. Sa vaatad saade The Military Show ja meie toome sinuni pealkirjade taga oleva tegelikkuse. Vajuta telli, kui tahad olla sündmustest eespool. Venemaa valetajad, satkindralid, üritavad kõike varjata, mis toimub. Nad on loonud alternatiivreaalsuse, kus Venemaa on tõusuteel ja kõige hullumeelsem selle juures on see, et Putin ilmselt usub neid. Venemaa president on mees, kes karistab neid, kes räägivad talle asju, mida ta kuulda ei taha, mistõttu on ta enda ümber loonud seltskonna pugejaid, kes talle lihtsalt valetavad, et mitte olla järgmine kaaslane, kes ootamatult Venemaal aknast välja kukub. Venemaa peamine propagandist on Valeri Gerassimov, kes on Venemaa relvajõudude kindralstaabi ülem. 21. aprillil teatas AA Valeri Gerassimovi väidetest, et Venemaa on võtnud kontrolli alla üle 80 Ukraina asula ning 1700 ruutkilomeetri ehk 656 ruutmiili Ukraina territooriumist. Märts ja aprill polnud kindlasti kuud, kus poleks olnud üldse edusamme ja millel oleks järgnenud suured kaotused, lisas Gerassimov. Oh ei, Venemaa olevat nende kuude jooksul ikka veel territooriumi juurde saanud. Gerassimovi väitel vallutati Venemaa kevadpealetungi esimestel kuudel 34 Ukraina asulat ja 700 ruutkilomeetrit ehk 270 ruutmiili territooriumi.
Venemaa kindralstaabi ülem valetas. kas see oli mõeldud Venemaast väljaspool olijate petmiseks või enda naha päästmiseks, pole veel selge. Vladimir Putin on rahul sellega, et saab elada selles alternatiivreaalsuses, mille tema kindralid loovad, sest tegelikkus on kaugel sellest, mida ta kuulda tahab. Territoriaalsed puhaskaotused ja suure osa Ukraina territooriumi derussifitseerimine on juba iseenesest piisavalt halb. Aga mõelge, mida Vladimir Putini vananenud taktikad vajavad, et neil üldse oleks mingitki edu. See on inimjõud. Sa ei saa kasutada lihaveski strateegiat, kui sul pole liha, mida veskisse sööta. Kõigele sellele, mis Venemaa jaoks praegu valesti läheb, lisaks võib kõige hullem olla see, et nad ei värba piisavalt sõdureid, et jätkata juba lagunema hakkavat kevadrünnakut. Ühendkuningriigi kaitseministeerium on juba toonud esile, mis toimub Venemaa värbamises, märkides, et märts oli 4. järjestikune kuu, kus Venemaa kaotas rohkem sõdureid, kui suutis juurde värvata. Mitte juhuslikult tähendab see, et puudujääk algas detsembris, mis on ka sama kuu, mil Venemaa territoriaalsed edusammud hakkasid järsult langema, viies nad olukorda, kus Ukraina on see, kes surub edasi ja vallutab alasid. Kiev Post läheb selles osas sügavamale. See toob välja, et Venemaa plaanib 2026 aasta lõpuks värvata 409 000 lepingulist sõdurit, kuid ei jõua sellele eesmärgile sugugi lähedale. Venemaa värbab keskmiselt 1120 sõdurit päevas, mis katab vaevu igapäevase kaotuste määra, mis jääb tavaliselt 1000 ja 1200 vahele ning nagu nägime 29. aprillil, võib see olla ka palju suurem. Praeguse värbamismäära juures jääb Venemaal 2026 aasta lõpuks eesmärgist puudu tuhandeid sõdureid. Lisaks ei kavatse Ukraina loorberitele puhkama jääda. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov on seadnud eesmärgiks saavutada 2026 aasta lõpuks 50 000 Vene kaotust kuus. Kui Ukraina selle eesmärgi saavutab, süvendavad Venemaa niigi nõrka värbamist veelgi suuremad kaotused lahinguväljal. Peagi ei pea Venemaa muretsema ainult territooriumi kaotuse pärast, vaid ka sõdurite netokaotuse pärast. Ja Venemaa armee nõrgeneb ka muul moel. Putin ei otsi andekust, kui ta määrab oma kindraleid. Ta otsib alluvust koos valmisolekuga olla nii korrumpeerunud kui vaja, et ellu jääda Venemaa sõjaväe vildakas süsteemis. See ebakompetentsus, kuigi mitte korruptsioon, kandub edasi ka sõduritele lahinguväljal. Ivan, kes oli Vene värvatud sõdur ja saadeti lõpuks rindele, kirjeldas veebruaris väljaandele United 24 Media Venemaa uute sõdurite väljaõppeprotsessi. Pärast kõiki arstlikke kontrolle küsiti mult, kas olen ülehomme valmis sõjaväebaasi minema. Meid treeniti 5 päeva. Ootasime veel 5 päeva, kuni toimus üksuste vahetus ja siis läksime lahingupositsioonidele. Meditsiinilised protseduurid pluss 10 päeva ettevalmistust. Just nii palju saab Vene sõdur enne, kui ta saadetakse rindele, et proovida saavutada neid tulemusi, mida Putin tahab. Aga samal ajal, kui Putin vireleb oma kindralite valede küüsis ja tema enda armee jätkuvalt nõrgeneb, kaotab Venemaa Ukrainas positsioone. Muidugi ei mängi siin rolli ainult venelaste ebakompetentsus. Ukraina saab suurepäraselt hakkama olukorra ärakasutamisega ja kohandab oma taktikat, et saavutada suure osa oma territooriumi derussifitseerimine. IS-tulve tõi Ukraina sõjalises kampaanias esile 3 peamist tugevust: droonid, maapealne pealetung ja Venemaa sideolukorra ärakasutamine. Lissame veel 1 punkti, nii et jääge kuulama, et teada saada, mis see on, aga alustame droonidest. Need on Ukraina jaoks kõige olulisemad. Viimaste kuude jooksul on Ukraina oma arsenali lisanud keskmaa droonid ning need avaldavad laastavat mõju. Need droonid, mis lendavad kaugemale kui FTV droonid rindel, kuid maksavad vähem ja mille lennuulatus ei ole nii suur kui Venemaale saadetavatel kaugmaa droonidel, laastavad Putini tagalat. Need droonid lendavad kuni 200 kilomeetrit ehk 124 miili Vene rinde taha, purustades Vene logistikat ja hävitades õhutõrjesüsteeme, mis omakorda avab võimaluse rünnakuteks veelgi sügavamale tagalasse. Venemaa varustust hoitakse kinni või hävitatakse. Juhtimispunktid langevad nende droonide tõttu ja mõju rindel on selge, sest juba niigi halvasti toimiv armee laguneb veelgi. Rünnakud Venemaa õhutõrje vastu okupeeritud aladel avavad samuti ukse pikamaa droonidele, et hävitada Vene nafta ja sõjalist infrastruktuuri, mis nõrgestab Putini vägesid veelgi. Kui lisada Ukraina FPV droonid ja maismaarobotid, mis tegutsevad rindel, saad surmava kokteili. Kiev Post teatab, et 96% Vene kaotustest põhjustavad nüüd droonid. See tähendab, et iga kuu kõrvaldatakse 10 000 venelasi, ilma et nad saaksidki päriselt Ukraina sõduriga võidelda. See on inimesed masinate vastu ja sellises võitluses saab alati olla ainult üks võitja. Ukraina laiad tabatsoonid ulatuvad sügavamale ja laiemale kui kunagi varem ning Venemaa murrab nende vastu oma hambaid. Mitte et Ukraina sõdurid midagi ei teeks. Kui mehhaniseeritud rünnakud jäävad Ukraina porri kinni, saadab Putin väikesed infiltratsiooniüksused Ukraina rindejoone taha. Need üksused on Venemaa propagandale väga olulised.
sellised inimesed nagu Gerassimov paisutavad oma numbreid, lugedes vallutatud territooriumiks alasid, kus 1 või 2 Vene sõdurit peidavad end meeleheitlikult ja ootavad abi. Ukraina on nendele taktikatele jälile saanud ja loonud otsingu- ja hävitusüksused, mis tegutsevad hallides tsoonides, et Vene infiltraatorid hävitada. Neid üksusi toetavad Ukraina keskmaa löögid. Kui Venemaa tagalat laastatakse, ei saa ta saata varustust ega sõdureid, et oma infiltraatorite saavutustele tugineda. Nii kõrvaldatakse infiltraatorid, ilma et nad oleksid saanud vajalikku toetust. Jällegi muutub Venemaa sõjavägi nõrgemaks. Siis on veel Venemaa sideolukord. See on olnud õudusunenägu alates sellest, kui SpaceX sulges Venemaa ligipääsu Starlinkile, millele Putini väed said ligi ebaseaduslike terminaalide kaudu. Pärast seda sulgemist langes Starlinki andmeside maht lausa 75%, teatas Militani 12 märtsil. See näitab rohkem kui ükski teine number, kui sõltub Venemaa sellest tehnoloogiast oli. Nüüd on see enamasti kadunud. Mõned Vene üksused suudavad endiselt hankida töötavaid Starlinki terminaale, nagu teatab Russian Life. Aga nagu ka Vene armee ise, on see ligipääs killustatud ja kaugeltki mitte piisavalt laialdane, et olla tõhus mujal kui väikestes rindelõikudes. Kui lisada siia Putini kampaania Telegrami vastu, on Venemaa sõduritel nüüd otsas kõik kaasaegsed sidepidamisvõimalused, ilma et neil oleks midagi asemele panna. Ja see toob meid 4. plussini Ukraina pealetungi kampaanias, mis viib selliste tulemusteni, nagu me aprillis nägime. Aktiivne kaitse. See on Ukraina uus strateegia aastaks 2026 ja see tähendab täpsuse kasutamist, et ära kasutada Venemaa nõrkusi. Kõik, mida Ukraina teeb, sunnib Venemaad reageerima, reserve ümber paigutama ja oma lähenemist muutma, kuid need muutused ei tule piisavalt kiiresti. Nii tekivad lüngad, mida Ukraina saab ära kasutada. Ukraina kaitseb visalt seal, kus vaja ja ründab Venemaad seal, kus Putini väed on kõige nõrgemad ja kõige vähem ettevalmistatud. Ukraina tugevdab seda strateegiat, rakendades sõjalise struktuuri osas Venemaale vastupidist lähenemist. Kui Vene sõjavägi muutub üha killustatumaks ja pöörab väljaõppele vähem tähelepanu, siis Ukraina suurendab väljaõppele kuluvat aega ning korraldab oma sõjaväge ümber, et tagada üksuste ühtsus. Ukraina vähendab samuti oma sõltuvust sõjalisest abist, arendades jõudsalt kaitsetööstust, mis keskendub vajaliku varustuse tootmisele oma strateegia elluviimiseks. Me ei näe Ukrainat suurt ja laiaulatuslikku vastupealetungi. See ei ole aktiivse kaitse olemus. Lahinguväljad näeme me rida läbimõeldud lööke. Olgu selleks siis keskmaadroonid Vene tagalas, kaugmaadroonid Venemaal endal või maaväed, kes hävitavad Vene positsioone, millel on kumulatiivne mõju. Venemaa sõjaväge häiritakse ja segadusse aetakse pidevalt. Ukraina tabab kõiki õigeid survepunkte ja olukord läheb ainult paremaks, kui nende üksused muutuvad lahinguväljal ühtsemaks. Esimesed tulemused on juba käes. Venemaa seisab silmitsi rekordiliste kaotustega ja on esimest korda peaaegu 2 aasta jooksul kaotanud territooriumi. Putin ei tea seda veel, aga Venemaa kaotab selle sõja. Olukord on muutunud, sest mees, kes suudab loota vaid taktikatele, mis enam selgelt ei tööta, ei leia Ukrainale vastust. Tuleb rohkem droone, rohkem surma, rohkem kaotusi. Isegi hiliskevadel ja suvel saabuvad soojemad kuud ei päästa Venemaad nüüd, sest Ukraina devenestamine on juba käimas. Venemaa sõjaväge lammutatakse süstemaatiliselt ja kevadine pealetung on rekordajaga kokku varisenud ja kuidagi läheb Putini jaoks olukord veelgi hullemaks. Kuigi Ukraina peamine prioriteet on mandri territooriumi vabastamine, ei ole ta unustanud Primmi. Alates 2014 ühendast aastast ebaseaduslikult okupeeritud poolsaar läbib nüüd omaenda pikaajalist devenestamist. Ukraina isoleerib Krimmi. Midagi ajaloolist juhtus just Venemaa territooriumil. Ukraina on taas oma droonidega tugevalt löönud, kuid see rünnak on teistsugune. Pealtnäha näib see järjekordse Ukraina poolt Venemaal korraldatud kaugmaa rünnakuna, aga just see on oluline, üks paljudest. Tegelikult näeme siin Ukraina sõja murdepunkti. Võim on liikunud Ukraina kätte, sest neil on kogu initsiatiiv ja täiuslik strateegia Venemaa alistamiseks. Ukraina on selle nimel aastaid töötanud, nüüd hakkab see end ära tasuma. Ja selleks viime teid Venemaa Voroneži oblastisse. Venemaa piirkond, mis piirneb Ukraina Luhanski oblastiga ja asub Harkivi oblasti lähedal, Voronež on umbes 150 kilomeetri ehk 93 miili kaugusel sõjarindejoonest. See ei oma Ukraina jaoks mingit tähtsust. See pole juba mõnda aega nii olnud, kuna Ukraina on juba mitu aastat avanud sihtmärke, mis asuvad sellest palju sügavamal. Aga 29. aprillil tabas Ukraina midagi erilist ning tegi seda koordineeritud jõupingutusega, kasutades strateegiat, mille Ukraina rakendas juba mitu kuud tagasi. Kõik algas Vene kopteritest. See kopter oli koos 3 teise helikopteriga Voroneži lennuväljal, et tankida ja läbida lennueelsed kontrollid enne järjekordset missiooni Ukraina territooriumile. Piloodid olid seda varemgi korduvalt teinud. 4 kopterist oli vähemalt üks Mi-28 ründekopter ja teine Mi-17 transpordikopter.
Need on need vahendid, millele Venemaa toetub, et viia vägesid Ukrainasse ja tulistada kõiki, kes üritavad neid peatada. 29. aprilli tankimine pidi olema lihtsalt järjekordne peatus, enne kui kopteripiloodid said oma tööd jätkata. Selle asemel sai sellest kuupäev, mil Ukraina sooritas ühe oma seni kõige tähelepanuväärsema rünnaku sõjas. Kui Venemaa kopterid tankisid, tõusid Ukraina droonid taevasse. Varustatud esimese isiku vaatekaameratega lendasid need droonid üle 90 miili Voronezhi suunas ja sihtisid pargitud koptereid. Venemaa ei saanud selle vastu midagi teha. See, mis pidi olema turvatsoon, oli ohus. Õhutõrje kas ebaõnnestus või polnud seda üldse ja ükshaaval vähendasid Ukraina droonid vahemaad ning tabasid otse sihtmärki. Rünnakute videomaterjali on juba rõõmsalt jaganud Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör Robert Provdi. Tabamused tehti mootorisektsiooni tagumisse keskossa, möödudes peapropelleri labadest. Selle rünnaku tagajärjel hukkus vähemalt üks kopterite hooldusspetsialist, kui droon teda tabas, teatas Provdi rünnakust teada andvas Telegrami postituses. Kaasa lisatud video näitab, kui täpseks on Ukraina droonid muutunud. Venemaa jaoks oli selle rünnaku hind tohutu. Kaotatud pole ainult tehnik, juba see on piisavalt kahjulik. Venemaal saavad kiiresti otsa inimesed, kellel on mingisugunegi sõjaline pädevus, sest kümneid tuhandeid saadetakse rindele surema, selle asemel, et neid toetavatesse rollidesse välja õpetada. Kuid kõige enam tunneb Venemaa puudust just kopteritest. On spekuleeritud, et Ukraina suutis lisaks varem mainitud kopteritele hävitada ka ühe Mi-8. See kopter on mitmeotstarbeline masin, mis suudab transportida vägesid ning pakkuda tuletoetust maavägedele. Selle allatulistamine tähendab, et Venemaa kaotas umbes $6 miljonit Ukraina drooni tõttu, mis tõenäoliselt maksis vähem kui kümnendiku sellest summast. Sama tüüpi pikamaa FPV droonide poolt hävitatud Mi-8 maksis Venemaal ehitada umbes 3 korda rohkem. Kui lisada $18 miljonit $6 miljonile saab Ukraina jaoks $24 miljoni suuruse päeva. Tegelikult isegi rohkem. Aircraft 24 and Metal Maxis Ukraina poolt hävitatud Mi-17 kuni $32 miljonit. Pole selge, kas see on Venemaa ehitushind või ekspordihind. Aga isegi kui eeldada, et Venemaal kulus kopteri ehitamiseks oma tarbeks vaid pool sellest summast, on see ikkagi järjekordne kallis varustus, mille Ukraina lendavad sanktsioonid on hävitanud. Ausalt öeldes peaks Venemaa selliste kaotustega juba harjunud olema. Venemaa kopteritel pole Ukraina vastu hästi läinud. Vene kopterid on Ukraina partisanide poolt maapinnal õhku lastud, nagu me nägime, kui Mi-28N hävitati 2025 aasta augustis väljaõppekeskuses Tveri oblastis. Neid on ka lennuajal alla lastud, nagu me nägime septembris, kui Ukraina droonid tulistasid õhus alla Mi-8. Selline rünnak on nii haruldane, et Venemaa ei oleks seda kunagi osanud oodata. Siiani on Venemaa kaotanud 352 kopterit, alates sellest, kui Putin alustas oma sissetungi, teatab Ukraina rahandusministeerium. Aga seekord on midagi teisiti. Siin näeme, kuidas olukord pöördub Ukraina kasuks, sest on saavutatud murdepunkt. Enne kui sellesse süveneme, tasub esile tõsta seda erakordset koordineeritust, mis võimaldas Ukrainal selle viimase rünnaku läbi viia. See polnud ühe ainsa Ukraina üksuse korraldatud üksikrünnak. See nõudis planeerimist. Alustuseks pidid Ukraina luureteenistused olema kaasatud. Sai saada lihtsalt droone lennuväljale, mis asub peaaegu 100 miili kaugusel, lootuses, et seal juhtub olema midagi väärtuslikku, mida rünnata. Ukraina drooniüksused teadsid täpselt, mida Venemaa tankimisel olevad kopterid tegid ja nad saatsid oma relvad taevasse nii, et need jõuaksid kohale täpselt õigel hetkel rünnakuks. Helikopter ei saa midagi teha, et drooni peatada, kui ta on maas ja teda tangitakse. Ukraina teadis juba ammu ette, mida ta kavatseb teha. Ja kui oli õige hetk operatsiooni alustamiseks, ei teinud Ukraina midagi poolikult. 3 Ukraina üksust osalesid rünnakus Voronezhi vastu, sealhulgas 429. eraldi brigaad, mida Ukrainas tuntakse kui Achilleuse brigaadi, ning 43. eraldi suurtükibrigaad. Ja üksus, mis seisab sageli Ukraina kõige muljetavaldamamate droonirünnakute taga, Ukraina julgeolekuteenistuse Alfa üksus. Tundub üsna selge, et Alfa üksus viis läbi tegeliku droonirünnakud. Mis puudutab teisi 2 üksust, siis on raske öelda. Providi avaldas, et nad osalesid, kuid ta ei öelnud, kuidas. See on tark. Miks peaks Venemaale ütlema, kuidas Ukraina oma droonirünnakuid korraldab? Putini käsilastel pole vaja vihjeid selle kohta, kuidas nad võiksid tulevikus sarnaseid rünnakuid ära hoida. Aga praegu ei ole Ukraina koordineerimine see, mille pärast Putin muretseb. See pole isegi kopterite kaotus ega Venemaa sõjalise võimekuse vähenemine ja sellega kaasnev rahaline kulu, mis paneks Venemaa presidendi värisema. Putinis tegelik probleem on nüüd selles, mida see viimane rünnak sümboliseerib. Ukrainal ei olnud Voronezhis lihtsalt õnne. See viis läbi rünnaku, mis sai võimalikuks tänu sellele, et Ukraina on süstemaatiliselt hävitanud ainsa asja, mis on sõja algusest peale hoidnud Venemaad kaitstuna Ukraina droonide ja kaugmaarelvade eest. See muudab kõike. Ja muide, kui see on selline ülevaade, mida soovid rohkem näha, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me analüüsime seda niimoodi igal nädalal.
See, mida Ukraina 29. aprillil korda saatis ja palju sellest, mida ta praegu Venemaa vastu teeb, on saanud võimalikuks tänu järjepidevale kampaaniale, mis on keskendunud Venemaa õhutõrje nõrgestamisele. Nüüd hakkavad ilmuma tõendid selle kohta, et see kampaania on toiminud. Venemaa ei olnud kunagi nii tõhus oma õhuruumi kaitsmisel, nagu ta oleks soovinud. Lihtsalt ei ole võimalik kõike kaitsta. Venemaa on maailma suurim riik, mille kogupindala on 17 miljonit ruutkilomeetrit ehk umbes 6,5 miljonit ruutmiili. Venemaa võiks ehitada ainult õhutõrjesüsteeme ja ikkagi ei suudaks ta kogu oma territooriumi kaitsta. Kui lisada siia veel asjaolu, et ta peab saatma tohutul hulgal õhutõrjesüsteeme okupeeritud Ukrainasse, et kaitsta tagalas asuvaid sihtmärke rünnakute eest, siis on tulemus paratamatu. Venemaa õhutõrje oli juba niigi pinges. Ukraina on seda probleemi nii palju hullemaks teinud, et Venemaal ei ole enam süsteeme, mida ta vajab mõnede oma kõige väärtuslikumate sihtmärkide kaitsmiseks. Voroneži rünnak on vaid üks paljudest, mida Ukraina korraldab üle kogu Venemaa ja okupeeritud aladel. Me peame vaid vaatama selle video tegemisele eelnenud paari viimast päeva, et näha palju teisi näiteid. Üksmail tuli uudis, et Ukraina droonid suutsid tabada lennuvälja, mis asub üle 1700 kilomeetri ehk veidi enam kui 1050 miili kaugusel rindejoonest. Tšeljabinski Šargoli lennubaasi tabasid droonid, mis lõid pihta kahele Venemaa ultramoodsale Su-57 hävitajale, samuti Su-34-le ja veel ühele lennukile, mida pole täpsustatud. See oli üks sügavaimaid lööke, mille Ukraina on kunagi sooritanud ning see maksis Venemaale mõned nende parimatest hävitajatest ja kuni umbes $250 miljonit. Samal päeval teatas Le Monde, et Ukraina droonid olid suutnud jõuda ka suure naftatöötlemistehaseni Permis, mis asub 1500 kilomeetri ehk umbes 930 miili kaugusel Ukrainast. See rünnak on osa teisest Ukraina kampaaniast, mille eesmärk on takistada Venemaal teenida kasumit toornafta ja rafineeritud naftatoodete müügist. Kõik käib Putini sõjamasina nõrgestamise ümber. Ja see juhtub siis, kui ühendad rünnakud varade vastu, mille loomine maksab Venemaale raha, ning rünnakud tuluallikate vastu, mis võimaldaksid Venemaal veelgi rohkem toota. Liigume edasi 3. maini, mil Leningradi oblasti regionaalne kuberner Aleksandr Droždenko teatas, et Ukraina oli korraldanud järjekordse droonirünnaku Venemaa Läänemere naftaterminali vastu Primorskis. Venemaa väidab, et nad tulistasid alla 60 drooni, mis sihtisid eksporditerminali, mis suudab Al Jazeera andmetel käidelda kuni 1 miljon barrelit päevas. Kuid Ukraina teatas, et nad tabasid nii rajatisi kui ka sõjalaeva, patrullpaati ja varitankerit. Primorsk on olnud Ukraina korduv sihtmärk suure osa aprillist ja nüüd ka mais. Sama võib öelda ka Tuapse kohta. Üksmail ründasid Ukraina droonid Tuapse naftarafineerimistehast, mis asub Venemaa Krasnodari krais, ja see viimane rünnak on umbes kuu aja jooksul juba 4. Sellist kordumist ei tohiks ette tulla. Isegi kui Venemaa tegi vea, jättes oma olulised naftarajatised kaitseta, peaks üks edukas Ukraina rünnak olema piisav, et sundida Putinit saatma kohale rohkem õhutõrjet, aga seda ei juhtu. Ukraina loob selgelt turvalisi õhukoridore, mis võimaldavad tal saata oma droone sügavale Venemaale, kus need ründavad üle kogu riigi. Aga Putini suurem probleem on see, et neid koridore ei suleta ka pärast rünnakut. Need jäävad avatuks, et Ukraina saaks neid ikka ja jälle kasutada. Ja kui Ukraina droonid jõuavad sellistesse kohtadesse nagu Primorsk ja Tuapse, kus nad on varemgi rünnanud, avastavad nad, et Venemaa pole sinna uusi õhutõrjesüsteeme paigaldanud, et neid peatada. Pea meeles, et kõik need Ukraina droonirünnakud, millest me just rääkisime, toimusid 3 päeva jooksul. Rünnak Venemaa kopterite vastu Voronežis toimus vahetult enne seda. See, mida me siin näeme, on selge märk Venemaa nõrkusest, mis võimaldab Ukrainal sõjas suure eelise haarata. Aastaid on Putin suutnud kaitsta enamiku Venemaa kõige väärtuslikumatest varadest, peamiselt seetõttu, et Ukrainal puudusid vajalikud kaubmaavõimed, et neid tõsiselt rünnata. Ülekoormatud õhutõrje oli sõja esimestel aastatel piisav. 2025 aastal hakkas Ukraina oma rünnakuid intensiivistama, nagu nägime nende kampaanias Venemaa nafta rafineerimistehaste vastu, kus sageli tabati sama rafineerimistehast mitmeid kordi kuude jooksul. 2025 aasta lõpuks oli Ukraina rünnanud Venemaa naftataristut üle 140 korra, mis oli üle 50% rohkem kui 2024 aastal. Kogu selle juures on kõige olulisem Ukraina rünnakud Venemaa õhutõrje vastu. Need niigi ülekoormatud õhutõrjesüsteemid on nüüdseks ammendunud. Venemaa õhutõrjevõrgustikus on nüüd lüngad. Lüngad on muidugi alati olemas olnud, kuid need lüngad püsivad nüüd kauem lahti kui kunagi varem ja mõnel juhul ei täideta neid üldse. See ei ole Putini hooletus, vaid paratamatus. Venemaal ei ole enam õhutõrjet üle, nii et Putin on sunnitud valima, mida kaitsta. Ukraina on juba kuid õhutõrjele survet suurendanud, et selline olukord tekitada. Kiev Independendi andmetel viis Ukraina ajavahemikus juunist 2025 kuni märtsini 2026 läbi 492 rünnakut Venemaa õhutõrje vastu Venemaa sees ja okupeeritud aladel.
see arv moodustab peaaegu kolmandiku kõigist Ukraina kinnitatud pika- ja keskmaa rünnakutest selle perioodi jooksul. Süstemaatiline Vene õhutõrje hävitamine oligi põhiline ning Ukraina pole lihtsalt lõpetanud, sest on jõudnud kaugmaasõja murdepunkti. See ongi murdepunkti juures oluline. See on kriitiline hetk enne, kui kõik muutub ja Ukraina keskendub nüüd selle muutuse esile kutsumisele. Üksmail teatas Ukraina kaitseministeerium, et aprillis hävitati Ukraina keskmaa rünnakute tõttu 25 Vene õhutõrje- ja radarisüsteemi. See on peaaegu üks süsteem päevas ning kõik need tuleb asendada õhutõrjesüsteemidega, mis olid kas mujal Ukrainas või Venemaal, kui Putin loodab hoida seda territooriumi, mille tema väed on hõivanud. Venemaa maadleb samuti varude probleemidega. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sirskõi ütles aprilli lõpus, et Venemaal ei ole piisavalt õhutõrjerakette, et Ukraina droonidele vastu seista. Nõrgenemine viib laastamiseni. Ja pole nii, et Venemaa suudaks piisavalt kiiresti uusi õhutõrjesüsteeme ja radareid ehitada, et kaotatut asendada. Kui see oleks võimalik, siis Venemaa ei olekski sellises olukorras. Muidugi ei tähendaks see kõik midagi, kui Ukraina ei kasutaks Venemaa õhutõrje nõrgenemist ära oma pika- ja keskmaa droonirünnakutega, aga Ukraina on seda ära kasutanud. Ukraina on Venemaa õhutõrje hävitamisele lisanud pidevad rünnakud, mida võimaldab väsimatu püüdlus ehitada paremaid ja võimsamaid relvi, millega saab rünnata väärtuslikke sihtmärke Venemaa sees. FP9 on üks neist relvadest. Firepointi poolt toodetud FP9 on ballistiline rakett, mis suudab tabada sihtmärke nii kaugel kui Moskva ning on suurem kui Venemaa enda Iskanderi ballistilised raketid. Ukraina ei pidanud kunagi suutma sellist relva ehitada. Vladimir Putin arvas, et riik kukub palju varem kokku, kuid Ukrainal on FP9 juba teel. Ja Ukraina on juba loonud aluse sellele raketile, et see saaks täielikult hävitada kõik, mida ta Venemaal sihikule võtab. Aasta jooksul kaitsepositsioonide hävitamine oli nagu kurikatte ülesseadmine. FP9 koos Ukraina kaugmaa droonidega hakkab neid kurikaid maha lööma. Koos oma kaugmaa relvastuse paranenud kvaliteediga toodab Ukraina neid tohututes kogustes. 30. aprillil teatas ABC News, et Venemaa oli purustanud omaenda rekordi rakettide ja droonide Ukrainasse tulistamises. Ukraina õhuväe andmetel sisenes Ukraina territooriumile vapustavat 6804 Venemaa laskemoona, mis purustas Venemaa märtsis püstitatud varasema rekordi 6600. Võite imestada, miks me räägime teile Venemaa igakuisest droonide ja rakettide arvust, kui räägime Ukraina kogustest. Sellele on lihtne vastus. Ükski Venemaa hiljutistest rekordkuudest ei ületa seda, mida Ukraina tegi märtsis. Venemaa paljastas end. Venemaa kaitseministeerium teatas, et Ukraina tulistas Venemaa suunas 7347 drooni, mis on mõlema riigi kohta teatatud suurim kuine kogusumma ja teeb keskmiselt 237 ründevahendit päevas. Ukraina on ühes sõja võtmevaldkonnas Venemaast mööda läinud ning teeb seda nüüd, sest on kuude kaupa töötanud selle nimel, et halvata õhutõrje, mis võiks tema droone peatada. Nüüd, kui need õhutõrjesüsteemid on nii hajutatud ja purustatud, et Ukraina saab peaaegu omal tahtel rünnata, on ta valmis saatma Venemaale rekordilisi drooniparvi, mida peagi saadavad ka ballistilised raketid nagu FP9. Ja kui sa mõtled, kas Ukraina edestas Venemaad aprillis taas kaugmaa droonide arvus, siis me ei tea. Venemaa kaitseministeerium on Ukraina rünnakute suhtes äkitselt väga vaikseks jäänud. See pole üllatav. Ministeerium avaldas märtsis rohkem, kui oleks pidanud ja ei taha uuesti tunnistada, et Ukraina edestab neid kauglöökide võidujooksus, kuid neil polegi vaja seda öelda. Tõendid on kõigile näha. Hävitatud kopterid Voronežis, põlev nafta Tuapsas ja Primorskis ning purustatud hävituslennukid Vene lennuväljal, mis asub üle 900 miili kaugusel Ukrainast. Venemaa ei suuda enam lihtsalt oma kõige väärtuslikumaid varasid kaitsta, olgu need okupeeritud aladel või omaenda territooriumil. Ukrainal tuleb nüüd vaid jätkata surve avaldamist. Iga õhutõrjesüsteem, mille nad hävitavad, nõrgestab Venemaad veelgi. See on kaitsesurm 1000 väikese haava läbi, mis toimub otse meie silme all. Ja see juhtub sellepärast, et Venemaa õhutõrjesüsteemid on osutunud kasututeks, kui on vaja end kaitsta Ukraina uue põlvkonna droonide vastu. Sisuliselt ei tee Ukraina midagi uut. Tegemist on klassikalise õhutõrje mahasurumise strateegiaga. Ainult, et selle elluviimine on võtnud aastaid, sest Ukraina on pidanud ise ehitama relvad, mida selleks vaja oli, samal ajal kui Venemaa teda pommitas. Nüüd on Ukrainal need relvad olemas. Ta ei pea enam muretsema loa küsimise pärast, ega sellepärast, et Venemaa sihtmärgid jäävad liiga kaugele. Mida Ukraina tahab tabada, selle taga paratamatult hävitab ja just sellepärast on jõudude tasakaal muutunud. Venemaa õhutõrje laguneb edasi. Veel rohkem selliseid rünnakuid, millest me oleme rääkinud, toimub siis, kui Ukraina drooniparved kasvavad suuremaks ja nad toovad lahinguväljale oma ballistilised raketid. Putin ei osanud midagi sellist ette näha ja nüüd ei näe ta võimalust seda peatada. Vene haavadesse on korralikult soola hõõrutud. Venemaa on kokku varisemas.
kaotuste arv kasvab, majandus kukub kokku ja eesliini väed ei liigu kuhugi. Kunagine võimas Kreml sõjamasin on nüüd vaid vari oma endisest hiilgusest. Ja kuigi Moskva asub lahinguväljas 100 miilide kaugusel, tunneb ta siiski survet. Seal Venemaa südames ei suuda Kremli ametnikud, paadunud natsionalistid ega isegi president Vladimir Putin enam varjata sünget tõde, mis neile otse näkku vaatab. Olukord pöördub kiiresti Ukraina kasuks ning Venemaa on libisemas ohtlikult lähedale ühele maailma ajaloo kõige alandavamale ja kulukamale strateegilisele kaotusele. Putin ei osanud seda ette näha. Sõja alguspäevil ja nädalatel juba 2022 aastal tegid tema väed täpselt seda, mida ta neilt ootas. Nad tungisid üle piiri põhjast, idast ja lõunast Ukrainasse ning vallutasid territooriumi suhteliselt kiire tempoga. Ukraina linnad ja asulad langesid peagi ning Kremlile alluv armee jõudis isegi ohtlikult lähedale riigi pealinnale Kiievile. Ühel hetkel 2022 aasta märtsi lõpus okupeeris Venemaa umbes 27% Ukrainast. Vladimir Putinil oli tõenäoliselt šampanja juba külma pandud, sest tundus peaaegu vältimatu, et tema palju suurem armee jätkab vastase purustamist. Tundus, et oli vaid aja küsimus, millal 4 idapoolset piirkonda, mille Vladimir Putin algselt sihikule võttis, Donetsk, Luhansk, Herson ja Zaporižja, langevad täielikult tema kontrolli alla. Ja nüüd me teame, et seda ei juhtunud, sest tegelikult saavutas Vene armee oma parima tulemuse 2022 aasta märtsis. Järgnenud kuudel muutus kõik. Lääneliitlaste abiga korraldas Ukraina ulatusliku vastupealetungi, vallutades tavasid tuhandeid ruutmiile kaotatud territooriumi, sundides venelased mõnest piirkonnast täielikult lahkuma ja stabiliseerides lõpuks rindejooned. Venemaa kontroll langes 2022 aasta lõpuks 27%-lt umbes 18%-ni. Sellest ajast alates on Venemaa igal aastal meeleheitlikult püüdnud seda territooriumi tagasi vallutada. Seega on sõda, mis alguses paistis lõppevat mõne nädala või hiljemalt mõne kuuga, kestnud nüüd kauem kui Nõukogude Liit võitles Teise maailmasõja ajal natside Saksamaaga. Ja mida rohkem aega on möödunud, seda kehvemaks on Venemaa sooritus muutunud. Alguses, isegi pärast 2022 aasta lõpu tagasilööki, suutis Kreml sõjamasinad siiski ümber koondada, jõude koondada ja Ukraina territooriumi tagasi vallutada. See ei liikunud enam kaugeltki nii kiiresti kui esimestel nädalatel, kuid aeg-ajalt tehti siiski mõningaid edusamme siin-seal. 2026 aastaks on aga Venemaa rindeväed enam-vähem ummikusse jõudnud. Nende edusammud on langenud peaaegu nullini ja mõnes piirkonnas on nad tegelikult hakanud kaotama rohkem territooriumi, kui nad suudavad vallutada tänu Ukraina üha tugevamatele vasturünnakutele. 2 olukorra eksperti, rahvusvaheline poliitiline konsultant Dr. Jason J. Smart ja endine mereväe SEAL Team 6 eskadroni juht Chuck Farah istusid hiljuti maha, et arutada Kremli kohutavat 2026 aasta esimese kvartali tulemust, kusjuures Farah võttis olukorra üsna lühidalt kokku järgmiselt. Siiani Jason on venelased esimeses kvartalis vallutanud kokku sama palju ruutkilomeetreid kui Fresno linn Californias. See ei ole võit. Ja selle väite kinnituseks on palju andmeid. Näiteks Sõjauuringute Instituudi ISVV 2026 aasta 31 märtsil avaldatud raport leidis, et Venevägede edasiliikumine aeglustus märkimisväärselt 2025 aasta lõpuosas ja 2026 aasta alguses, kusjuures 2026 aasta esimestel kuudel toimus järsk langus. Vene väed liikusid 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul edasi keskmiselt 5,5 ruutkilomeetrit päevas, võrreldes 2025 aasta esimese 3 kuu keskmise 11,06 ruutkilomeetriga päevas. Neid andmeid lähemalt vaadates näitab statistika, et Venemaa sai jaanuaris juurde umbes 319 ruutkilomeetrit ehk 123 ruutmiili. Veebruaris toimus märkimisväärne langus, kui Kremlile alluvad väed liikusid edasi vaid 123 ruutkilomeetrit ehk 47 ruutmiili. See oli väikseim edasiliikumine alates 2024 aasta aprillist. 2026 aasta veebruar oli samuti märkimisväärne kuu, sest Ukraina väed vallutasid rohkem territooriumi, kui nad kaotasid. Nagu kinnitas üks ISW enda konfliktianalüütikutest, George Barrows, kes ütles Business Insiderile, et ukrainlased võidavad rohkem maad. Tähtis on märkida, et veebruaris vabastasid ukrainlased rindel rohkem territooriumi, kui venelased hõivasid. Viimati nägime, et Ukraina väed vallutasid rohkem territooriumi kui Vene väed aastal 2023. See on uus areng. See oli suur hetk, märk sellest, et Venemaa ei aeglustunud mitte ainult, vaid Ukraina hakkas tegelikult neist mööduma.
Märtsis läks Kremlil veelgi halvemaks, sest Venemaa armee ei saavutanud Ukraina rindel esimest korda 2,5 aasta jooksul peaaegu mingit territoriaalset edu. Täpsemalt öeldes riivas see vaid 23 ruutkilomeetrit ehk 9 ruutmiili, kuid kaotas samal ajal ka mõnes teises piirkonnas territooriumi. Teisisõnu, Vene armee pole mitte ainult aeglustunud, vaid liigub vaevu edasi. Tõepoolest, kuigi Vene väed on alates 2024 aasta jaanuarist enamikus piirkondades aktiivselt rünnakul olnud, leidis strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus, et Vene väed on enamikus neist kohtadest liikunud teosammul. Näiteks ühes nende suurimas kampaanias, pikaajalises pealetungis Pokrovski linna suunas, mis algselt pidi kestma vaid mõne nädala, kuid võttis lõpuks mitu aastat aega. Venelased liikusid vaid 50 kilomeetrit ehk 31 miili Avdiivkast Pokrovskisse ajavahemikus veebruar 2024 kuni jaanuar 2026. See on keskmiselt umbes 70 meetrit ehk 230 jalga päevas. See on aeglasem, kui liitlasväed suutsid edeneda kurikuulsa Somme lahingu ajal esimeses maailmasõjas üle 100 tagasi. Venemaa pealetungid teistes kohtades, nagu Kupiansk ja Tšassivjar, on olnud isegi aeglasemad, kusjuures Kremlil kulub mõnikord mitu kuud, et vallutada isegi kõige väiksemaid asulaid või pommiaukudega kaetud maalappe. Sellise aeglase edenemise juures kuluks Venemaal aastaid, et lõpuks vallutada need 4 piirkonda, mida Putin algselt sihtis. Mida rohkem aega möödub, seda kallimaks see sõda Venemaa majandusele läheb ja seda kahjulikumaks muutub see Putini pärandile. Ja põhjus, miks Moskva paanikas on, ei seisna ainult selles, et Vene armee liigub nii aeglaselt. Asi on ka selles, et nad kaotavad sõdureid enneolematu kiirusega. 2025 oli juba piisavalt halb, kuid 2026 aasta esimesed kuud on olnud Kremli vägedele lausa katastroofilised. Ainuüksi märtsis oli kokku üle 35 300 kaotuse, mis on 29% rohkem kui veebruaris. Kuigi hinnangud erinevad allikati, on Venemaa väidetavalt kaotanud aasta esimeses kvartalis üle 100 000 mehe. Nagu Chuck Farah märgib, on sellised numbrid täiesti jätkusuutmatud. Tõde on see, et Venemaa kaotab aastas 360 000 inimest, sisuliselt 1000 inimest päevas. See on 2 pataljoni vägesid. Olenevad sellest, kas need on suured või väikesed, võib see olla ka 3 pataljoni. Ükski armee ei suuda selliste kaotustega toime tulla, isegi mitte see, mis kuulub sõna otseses mõttes maailma suurimale ja ühele kõige rahvarohkemale riigile. Sest isegi enam kui 140 miljoni elanikuga ei saa Venemaa lõputult surnud või haavatud sõdureid lihtsalt asendada. Numbrid hakkavad lõpuks vähenema. Tegelikult see juba toimub. 2026 aasta alguses avaldatud raportid on näidanud, et Moskval on üha raskem leida piisavalt värvatuid, et oma ridu täiendada ja kompenseerida neid absurdselt kõrgeid kaotusi. Isegi pärast meeleheitlike meetmete kasutamist, nagu etniliste vähemuste hirmutamine, palgasõdurite värbamine Aafrikast, vägede toomine Põhja-Koreast, vägistamise ja mõrvade eest süüdi mõistetute rindele saatmine ning isegi pikaajaliste haigustega inimeste kasutamine, on Venemaa oma värbamiskavadest kaugel maas. Nüüd peab ta isegi avaldama survet sellistele kohtadele nagu ülikoolid ja ettevõtted üle kogu riigi, peaaegu anudes neil julgustada tudengeid või töötajaid oma tulevikust loobuma ja sõjaväega liituma. Isegi siis on sellistel värbamiskampaaniatel piiratud tõhusus ning kuna Ukraina loodab peagi põhjustada Venemaale kuni 50 000 kaotust kuus, pole mingit võimalust, et Kreml suudaks oma ridu pidevalt täiendada. Nagu Farah ütleb, ei kata sellised arvud nende kaotusi ja kindlasti ei võimalda need neil enne suuremaid sõjalisi manöövreid või operatsioone, näiteks järgmist niinimetatud suverünnakut, oma jõude suurendada. Smart nõustub, märkides, et kui me vaatame kaotuste määra koos rindejoone jõudude aeglase edenemisega, kaotab Venemaa nüüd Donetski piirkonnas umbes 316 sõdurit ruutkilomeetri kohta. See on jahmatav statistika. Venemaa on kogu sõja vältel kaotanud vägesid minimaalsete saavutuste nimel, aga 2026 aastaks on need arvud jõudnud enneolematule tasemele. 10 000 kaotused peaaegu ilma ühegi märkimisväärse eduta. Ava enne või vaatame, miks see juhtub, toob sõjasaade teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Seega vajutage tellimisnuppu, et olla alati kursis. Nüüd ei ole Venemaa 2026 aasta raskustel ainult üks põhjus, vaid terve võrgustik omavahel seotud tegureid, mis on aeglaselt, kuid kindlalt viinud Kremli väed uutesse süngetesse sügavustesse. Farah juhib näiteks tähelepanu sellele, kui palju Moskva armee on sõja jooksul seni oma soomustehnikat kaotanud. Venemaa on kaotanud üle 11 000 tanki, mis on 5 korda rohkem kui kõigi Euroopa NATO partneride tankide arv kokku.
Ta märgib edasi, et isegi Venemaa tohutuid Nõukogude soomusvarusid on nüüd tugevalt vähendatud, kuid need pole veel ammendunud. 100 T-72 ja T-80 variandid on endiselt aktiivses kasutuses ja läbivad remonti. Ja kuna uuemaid või võimekamaid mudeleid pole piisavalt käepärast, on Kremli sõjamasin sunnitud üha enam toetuma vanematele platvormidele, nagu T-62, mis on tõeline relikt, pärinedes juba 1960. aastate algusest. Nagu Farah ütleb, on see selline tank, mida külmasõjaaegsed juhid nagu president John F. Kennedy kasutasid. Kennedyle tutvustati seda tanki selle kasutuselevõtu ajal, ajastul, mil isegi kultuuriikoonid nagu Elvis Presley teenisid Euroopas kasvavate ida-lääne pingete varjus, kuigi tema hirmud olid tol ajal rohkem seotud kuulsuse kaotamisega kui ühegi konkreetse relvasüsteemiga. See näitab, kui vana ja aegunud see on. See on hävitav süüdistus selle kohta, mis peaks olema üks maailma juhtivaid sõjalisi suurriike, kui parim tank, mida nad suudavad välja panna, kuulub pigem muuseumisse kui lahinguväljale. Ja kui neil pole piisavalt tanke ega muid soomusmasinaid, pole ime, et Venemaa rindejooned varisevad kokku. Sa ei saa vallutada suuri maa-alasid ega hõivata linnu ainult väikeste sõdurirühmadega. Sul on vaja soomustehnikat. Sul on vaja suuri ja võimsaid masinaid, mis suudavad kindlustustest läbi murda, kaitseliinidesse auke teha, kaitsepositsioonidest läbi tungida ja avada tee vägedele, et nad saaksid edasi liikuda ja territooriumi hõivata. Venemaal seda pole. Neil on sisuliselt vaid enesetapurühmad, väikesed 15–20 liikmelised üksused korraga. Nad visatakse lihaveskisse, kästakse neil otse vaidusalustesse tapatsooni marssida, kus Ukraina droonioperaatorid, suurtükiväeüksused, snaiprid ja teised spetsialistid saavad neid maha võtta nagu kalu tünnist. Teine probleem on see, et Venemaa rünnaküksused aastal 2026 ei ole enam kaugeltki sellised, nagu nad olid sõja alguses. Tollal koosnes Kremli armee suuresti, parema sõna puudumisel, tõelistest sõduritest, meestest, kes olid oma elu pühendanud sõjaväele. Mehed, kellel oli aastatepikkune lahingukogemus, kes oskasid käsitseda neile antud relvi ja sõidukeid, kes suutsid jääda surve all suhteliselt rahulikuks ja enesekindlaks lahinguolukordades, sest nad olid varemgi sellistes olukordades olnud. Need olid inimesed, kes tõeliselt tahtsid oma isamaa eest võidelda ja uskusid sellesse, mida nad tegid. Tänapäeval on olukord hoopis teistsuune. Sest aastate jooksul on paljud neist algsetest elukutselistest sõduritest Ukrainas kas haavata saanud või hukkunud. Ning nende asemele tulnud inimesed ei ole samal tasemel. Nagu varem mainitud, koosneb Venemaa armee tänapäeval suures osas vangidest. Inimesed, kes on haiged või nõrgad, inimesed, keda on sunnitud või šantažeeritud liituma või inimesed, kes on seal ainult raha pärast. Meelitati suurte maksete ja kõrgete palkade lubadustega, et aidata toetada oma lähedasi kodus. Need ei ole elukutselised sõdurid. Need ei ole inimesed, kes on tõeliselt valmis oma elu ohverdama emake Venemaa nimel. Need on inimesed, kes tegelikult ei taha üldse rindel olla. Inimesed, kes eelistaksid olla kusagil mujal ja kasutavad sageli iga võimalust, et kas alistuda, deserteeruda või muul moel vältida saatmist Kremli enesetapjalikele rünnakutele. Nagu Farah lisab, ei koolitata ega valmistata neid sõdureid ka korralikult ette selleks, mis neid rindele ees ootab. Ta ütleb, et Venemaa on sattunud uskumatult ohtlikku ja parandamatusse sõjalisse olukorda, kus neil pole aega oma sõdureid välja koolitada. Nii et tsiviilisikud, kes jõuavad Ukraina lahinguväljale, neil puuduvad põhioskused, mis on vajalikud maavõitluses ellujäämiseks. Endine SEAL Team 6 eskadroni juht viitab videole, kus ta nägi kuni 20 liikmelist Vene sõdurite gruppi lihtsalt metsas hiiglasliku rühmana koos seismas, enne kui Ukraina termodroon nad avastab ja maha jahib. Ta jätkab öeldes, et enamasti pole neil uutel värvatutel lihtsalt aimugi, mida teha või kuhu minna, kui nad rindele jõuavad, ning mõned lihtsalt uitavad ringi ja lähevad kaduma. Selle tulemusena langeb ka moraal kiiresti ja see on oluline, sest moraal on üks neist nähtamatutest, kuid elutähtsatest edumõõdikutest igas pikaajalises konfliktis. Kui sinu sõdurid on enesekindlad, motiveeritud ja ülemate poolt inspireeritud, on nad palju altimad igale operatsioonile endast kõik andma, mis võib viia oluliste edusammudeni lahinguväljal, isegi ebasoodsates tingimustes. Teisest küljest, kui sul on armee inimesi, kes on pettunud, hirmul ja mõtlevad peaaegu ainult oma ellujäämisele, mitte ühisele pingutusele, siis nad ei lähe sinna välja, et endast kõik anda või oma riigi eest surra. Nad otsivad igasugust võimalust pääsemiseks ja teevad seda, mis on nende endi, mitte armee huvides. Sellepärast, nagu Jason Smart ütleb, deserteerib üha rohkem sõdureid, sest Vene väed ei taha nendes hirmuäratavates eesliini tapatsoondes kauem viibida kui hädavajalik. See on tõsiselt halb uudis Moskva kõrgematele juhtidele, kes seisavad silmitsi väljakutsetega, millele neil lihtsalt enam vastuseid pole. Ja probleemid ei ole ainult rindel, vaid üle kogu Venemaa, kus sõja mõjusid tuntakse rohkem kui kunagi varem.
Smarti sõnul on nüüd 35 erinevat Venemaa piirkonda raskustes otsaga kokkutulemisega, kuna nad peavad kulutama nii palju raha ühekordsetele liitumispreemiatele ja värbamistasudele. Üha enam peavad rahulolematud ametnikud üle kogu riigi kulutama oma piiratud aega, raha ja ressursse, et veenda vastumeelseid tsiviilisikuid sõtta minema, mida nad ei taha pidada. Selle asemel, et investeerida olulistesse teenustesse nagu haridus, tervishoid ning teede, linnade ja asulate hooldus. Selle tagajärel muutub elu Venemaal päev-päevalt halvemaks. Inimesed ei pea mitte ainult nägema, kuidas üha rohkem nende lähedasi saadetakse Ukrainasse surema. Üha rohkematel Vene peredel on nüüd vähemalt üks pereliige, kes on sõjas kas hukkunud või haavata saanud. Kuid nad peavad ka kulutama rohkem raha igapäevastele esmatarbekaupadele, samal ajal kui avalike teenuste olukord halveneb. Oma korda märgib ISTV, et Venemaa riiklikud küsitlused on aeglaselt kuid kindlalt näidanud kasvavat rahulolematust ühiskonnas Venemaa presidendi Vladimir Putini suhtes. Need küsitlused, hoolimata sellest, et neid viivad läbi ja avaldavad Kremli kontrolli all olevad meediaagentuurid, näitavad, et Putini toetus langes 6 järjestikusel nädalal 2. märtsist kuni 12. aprillini 72,9%-lt 66,7%-le. Üldine usaldus Putini vastu on samuti langenud, nagu ka tema valitseva erakonna Ühtne Venemaa populaarsus. Küsitlused näitavad ka, et enam kui 60% venelastest hindab oma riigi praegust poliitilist olukorda negatiivselt ning valdav enamus soovib, et sõda lõppeks võimalikult kiiresti. See on väga kõnekas märk, kui isegi Kremlile lojaalsed meediakanalid tunnistavad avalikult, et rahvas ei ole rahul. See on veel üks põhjus, miks Moskvat praegu paanika haarab ning Putini liitlased, nõunikud ja komandörid mõtlevad, kuidas edasi minna. Aga olukord võib peagi veelgi halvemaks minna. Sest samal ajal, kui Venemaa valmistub järjekordseks suvise rünnakuks, lootes Kremlis, et nende väed suudavad soodsate ilmastikutingimuste toel edasi tungida ja edu saavutada, on tegelikkus see, et Ukraina muutub pidevalt tugevamaks. Tegelikult on just Kiievi väed, mitte Moskva omad. Need, kellel on ekspertide nagu Farah hinnangul kõige tõenäolisemalt ees suhteliselt edukas suveperiood. Ma arvan, et Ukraina teeb neist läbimurdes paratamatult edusamme. Endine Siil toob välja mitu märkimisväärset näidet Ukraina edusammudest, mida Kiievi väed saavad eeskujuks võtta ja mida nad võivad korrata. Nagu Hersonis 2024 aastal, kui Ukraina suutis Vene väed tagasi tõrjuda üle Dnipro jõe või Harkivi ümbruses põhjas, kus Ukraina väed sundisid venelased taas kord täielikult Suumõe oblastist lahkuma. Farah jõuab järeldusele, et täpselt sama asi võib juhtuda üsna pea. Ta toob välja juhtimisstruktuuri hapruse, ohvitseride ebakompetentsuse, nende korruptsiooni ning selle, et peale püssimoona napib neil ka elementaarseid sõjalisi ressursse kui mõned peamised põhjused, miks Venemaa on peatselt kokku varisemas. Suuremat pilti vaadates lisab Farah, et Moskva ametnikud on samuti üha enam mures sellepärast, et nii suur osa nende rahast ja sõjalistest ressurssidest on seotud Ukrainaga. Ta märgib, et Ühendkuningriigi luureallikate kohaselt on 97% Venemaa sõjalisest võimekusest nüüd koondatud Ukrainasse ning nende vägesid kurnatakse seal üsna kiiresti. See jätab väga vähe alles, et kaitsta või tegeleda mõne muu ohuga. Hiina, hoolimata sellest, et on teatud mõttes Venemaa kõhklev liitlane, võiks potentsiaalselt seda olukorda ära kasutada, et liikuda sisse ja haarata mõned Kaug-Ida territooriumid, mida ta on aastakümneid soovinud vallutada. Kui ta seda teeks, oleks Venemaa enam-vähem võimetu seda peatama, mis näitab, kui kaugele on see kunagine võimas riik langenud kõik selle presidendi ja halastamatu võimuiha tõttu iga hinna eest. Venemaaga juhtus just mõeldamatu. Ukraina droonid on taas rünnanud ja Venemaa on kaotanud kõik, mida ta püüdis okupeeritud Ukrainas üles ehitada. Putin arvas, et see on võimatu. Ukraina tegi mõeldamatu. Kuid nüüd on Putini jaoks tõeline probleem see, et see, mida Ukraina tegi, on alles algus. Midagi veel hullemat on tulemas, sest Ukraina on loonud eeldused tõelise kaose alguseks. Kuidas? Sellele küsimusele vastame mõne minuti pärast. Kõigepealt räägime sellest, mida Ukraina on sügaval okupeeritud aladel korda saatnud. Ukraina drooniväed on pidevalt laiendanud tapatsoone, mille nad on loonud, et sundida Putinil läbi kulutama neid sõdureid, keda ta saadab oma sõdu pidama. Algupärased tapatsoonid olid juba niigi halvad, ulatudes miilide kaugusele rindejoonest taha ning täis droone ja tankitõrjekaitset. Need tsoonid tähendasid surma tuhandetele venelastele, kes sinna sattusid. Aga nüüd, tänu uue põlvkonna droonide kasutuselevõtule, lööb Ukraina sügavamale ja tugevamalt. Vene Dagala saab sellist lööki, nagu kunagi varem pole nähtud, ja me nägime, kui ränk see löök oli. 23. kuni 25. aprillini. Donbassi piirkonnas lõid Ukraina droonid tugevalt Luhanskis ja Donetskis.
veel lõuna pool sattusid okupeeritud Zaporižžja piirkonnad tule alla, kui Ukraina andis tugeva löögi Venemaa püüdlustele vallutada Zaporižžja linn. Nende 3 päeva jooksul nägime me pidevat operatsiooni, mis oli suunatud Venemaa energia, logistika ja juhtimisstruktuuri vastu. Ukraina tegutseb koordineeritult ja nutikalt. Nende drooniüksused teevad koostööd nagu kunagi varem. Ja olgu selleks okupeeritud alad, Balti riigid või isegi nii sügaval Venemaal nagu Uuralid, Ukraina droonid teevad mõeldamatut. Aprillikuu rünnakud on Venemaad šokeerinud ja iga Ukraina löögiga on venelaste olukord muutunud üha hullemaks. Kõik algas Luhanskis, kui Ukraina esimene mehitamata süsteemide jõudude SPS keskus sihtis laskemoona ja varustuse ladu, mis teenindas rindel olevaid Vene sõdureid. Kui Putini käsilased arvasid, et nad suudavad peagi Luhanskist kaugemale tungida, siis nad eksivad rängalt. Nad alustavad siiski rünnakuid. Putin nõuab seda, kuid nende püssidel pole laskemoona ja väed purustatakse Ukraina droonide poolt. Ukraina Nemesis üksus jätkas Venemaa Luhanski logistika halvamist rünnakuga droonide maandumispaigale ja laole Zaporižžjas 24. aprillil. Venemaa logistika sai taas löögi. Lisaks sellele lõhuti ka Venemaa enda kesk- ja kaupmaa droonistrateegiat. Ka esimene SPS keskus sihtis taas Luhanskis 24. aprillil ja hävitas järjekordse laskemoona lao. Ja samal ajal koordineeris esimene SPS keskus koostööd Ukraina 9. Kairos pataljoniga, et rünnata hulka sihtmärke Donetskis ja Zaporižžjas ajavahemikus 23. kuni 25. aprillini. Mõlemas oblastis kukkusid sidekeskused rivist välja. Ukraina hävitas ka ühe sidesidetorni, muutes Venemaa komandöride jaoks raskemaks anda oma sõduritele rindel käske tormata otse Ukraina droonide vastu ja loota parimat. Ukraina mehitamata süsteemide jõudude K2 brigaad lõi samuti kaasa 24. aprillil. Seekord tabati Luhanskis veel üks sihtmärk, hävitades Vene logistikasõlme. Ja Nemesis ei olnud veel lõpetanud. See jätkas oma rünnakut droonide maandumis- ja hoiustamisrajatiste vastu Zaporižžjas, tabades järgmisena veel üht sidesidetorni. Seekord tabasid Ukraina droonid nii tugevalt ja võimsalt, et kogu torn varises kokku. Löögid jätkusid ka 25. aprillil. 9. pataljon hävitas ajutise Vene vägede kogunemispunkti Zaporižžjas. Venemaa side oli maas, võis sama hästi kõrvaldada ka segaduses sõdurid, kes ei teadnud, mida edasi teha. Ja lõpuks andis 9. pataljon veel kord löögi Donetskis. 3 Vene rongi tabati päeva jooksul, hävitades olulisi osi logistilistest eluliinidest, mis hoiavad Putini vägesid osaliselt okupeeritud oblastites edasi surumas. See on palju lööke 3 päeva jooksul ja üks mees, kes selle üle väga rõõmustas, oli Ukraina mehitamata süsteemide vägede juht Robert Profti. Rõõmsas Telegrami tiraadis Venemaa sõdurite vastu, kus ta postitas video, mis näitas Ukraina keskmaa löökide edu, oli Proftil palju öelda. Nad vägistasid tsivilisatsiooni TOT-s oma kitsaste mõõdupuudega, nagu Velkom kivi ajal. Raudteelogistika koerarakenditel ja kondlitel, side internetis, tuvipostiga, laod, naftabaasid. Praegu veel Uraalidest kaugemal, staabid aukudes ja kaevikutes, valgust kui vaja. Usside viibimise päevakord TOT-s muutub, teatas Provdi. Me ei ole päris kindlad, et saame kõigest aru, mida Provdi seal ütleb, kuid tema sõnum Venemaa vägedele on lihtne. Ukraina droonid saadavad Venemaa väed okupeeritud aladel otse tagasi kiviaega. Provdiga on raske vaielda. See, mida me siin näeme, on Ukraina järjepideva töö tulemus, mille eesmärk on laiendada oma tapatsoone nii, et need ei kataks enam ainult hallitsooni rindejoone ees, vaid ulatuksid ka mitme miili kaugusele rindejoonest tahapoole. Me mainisime uut põlvkonda droone, mis on kasutusel. Keskmise tegevusraadiusega mehitamata õhusõidukid nagu FP2 on võimaldanud Ukrainal hakata ründama selliseid sihtmärke, mida ta tabas oma 3-päevaste aprilli-rünnakute laine käigus, nüüd juba palju julgemalt. Tapatsoonid, mis olid juba varem Venemaa vägedele väga ohtlikud, on nüüd mõnes rindelõigus 3-kordistunud, ulatudes tänu nende uute droonide kasutuselevõtule kuni 150 kilomeetri sügavusele. Venemaa jaoks ei saaks ajastus olla halvem. Venemaa on juba pidanud toime tulema oma ebaseaduslike Starlinki ühenduste kaotusega ning Putini jõulise Telegrami kasutamise piiranguga, mis mõlemad on muutnud suhtluse äärmiselt keeruliseks. Nüüd on Ukrainal keskmaa droonid ja ta kasutab neid logistika, laskemoona, vägede ning Venemaa alles jäänud sideinfrastruktuuri ründamiseks. See kõik on osa Ukraina plaanist. Ukraina oli juba varem saatnud droone sügavale Venemaa territooriumile. BBC-le rääkides ütles Provdi, et 1500 kuni 2000 kilomeetrit ehk 930 kuni 1240 miili Venemaa territooriumil ei ole enam rahulik tagala. Vabadust armastav Ukraina lind lendab sinna, kuhu ja millal tahab, kuid just okupeeritud alade lähitagala teeb Putinile tõeliselt muret. Kui Venemaa ise ei ole enam turvaline, siis need palju lähemal asuvad positsioonid on ohus sellisel määral, mida keegi ei oleks sõja alguses osanud ette kujutada. Oleme viimastel kuudel näinud, kuidas Ukraina keskmaa droonide kampaania on hoogustunud.
Aviation Week teatab, et ajavahemikus detsember 2025 kuni märts 2026 lasi Ukraina välja 1588 keskmaa drooni, mis ründasid kokku 408 sihtmärki. Ainult märtsis tabas Ukraina 222 sihtmärki, mis on rohkem kui pool 4 kuu kogusummast, kui nad lasid Vene okupantide vastu lahti parved oma FP1, FP2, Cat-6, FT-29 ja E-300 droone. Need droonid ründavad selliseid sihtmärke, millest me juba rääkisime. Samuti võtavad sihikule õhutõrjesüsteemid, mille Venemaa on okupeeritud aladele paigaldanud. Me andsime teile just suure vihje selle kohta, milline tõeline kaos Venemaa jaoks alles algab. Putini õhutõrjeprobleemid on see koht, kus tema vägede jaoks hakkavad asjad tõeliselt muutuma. Praegu teevad keskmaadroonid Ukrainale suurepärast tööd. Need muutuvad ainult tõhusamaks ja arvukamaks. Rünnakud, mida me praegu okupeeritud aladel näeme, hõlmavad Ukrainas valmistatud droonide kasutamist. Kuid, nagu me selles konfliktis nii sageli oleme näinud, on Ukraina loonud midagi suurepärast ning nüüd toetub ta oma Euroopa partneritele, et muuta see, mille ta on välja töötanud, tõeliseks läbimurdeks. Norra on juba kaasa löönud. 27. aprillil teatas United24 Media, et Ukraina ja Norra on allkirjastanud uue kaitseleppe, mille kohaselt hakkavad need 2 riiki koostööd tegema tuhandete keskmaadroonide tootmisel. Norra rahastab kogu projekti, mille käigus rajab Ukraina tootmisrajatised Norra territooriumile. See on tark. Kui Putin tahab nende rajatistega midagi ette võtta, peab ta tulistama rakette NATO liikmesriigi pihta. See leping lisandub $7 miljardi suurusele rahastusele, mille Norra oli varem Ukrainale 2026 aastaks eraldanud. Selle raames kulutab Norra veel $1,5 miljardit Ukrainas toodetud relvade ostmiseks, mida kasutavad Ukraina kaitsejõud. See on ninanips Putinile pärast seda, kui Ukraina andis 23. kuni 25. aprillil järjest valusaid hoop. Veel rohkem keskmaadroone on tulemas ja Venemaa juhil pole selle vastu midagi teha. Tagasi Ukrainas suurendavad riigi mehitamata süsteemide väed oma tegevust. 2026 aasta alguses asutasid nad sügava löögikeskuse, mida kasutatakse selliste rünnakute koordineerimiseks, nagu me nägime Ukraina aprilli 3-päevase rünnakulaine ajal. See keskus on oluliselt tõstnud Ukraina kesk- ja kaugmaa löökide tempot. Provdi eesmärk on nüüd laiendada mehitamata süsteemide vägesid nii, et selle isikkoosseis moodustaks 5% kogu Ukraina sõjaväest. Need sõdurid hakkavad juhtima lugematul hulgal droone, mis sisuliselt tähendab robotarmeed, mis on palju võimsam kui 5% Ukraina sõjaväest võiks eeldada. Kõik see saadab Putini poole tugeva sõnumi. Vahemaa ei kaitse enam Venemaa sõjalisi varasid. Ukraina droonid suudavad nüüd rünnata enam kui 1000 miili kaugusele Venemaa territooriumile, mis seab Putini hindamatud nafta- ja gaasivarud ohtu. Koos tehastega, mis toodavad varustust, mida Venemaa saadab Ukrainasse, ei ole ka tagala enam turvaline, kuna Ukraina hävitustsoonid on laienenud. Droonid purustavad kõike sellistes kohtades nagu Donetsk ja Zaporižja, mis avaldab selget mõju Vene rindele, mis on üha enam organiseerimatu ja ilma varudeta, mida oleks vaja Putini käivitatud kevadründe jaoks. Venemaa jaoks on Ukrainas juba täielik kaos. Aga tõeline probleem on selles. Venemaaga on mõeldamatu juba juhtunud ning midagi palju hullemat on tulemas. Kui Putini käsilased üritavad toime tulla Ukraina droonidel lõputute rünnakutega, siis nad maadlevad probleemiga, mis muudab need droonid tõhusamaks kui kunagi varem. Enne kui me selle probleemi juurde läheme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui see on selline ülevaade, mida sa vajad, siis kindlasti telli kanal, sest me analüüsime neid teemasid sellisel moel igal nädalal. Praegu on Venemaa kriisis ja see kriis ulatub palju kaugemale kui need 3 põrgupäeva, mille Ukraina just Putini vägedele korraldas. Üks suur põhjus, miks Ukraina keskmaa rünnakud on nüüd nii edukad, peale selle, et Ukraina on ehitanud droonid nende teostamiseks, on see, et Venemaa seisab silmitsi tohutu puudusega just nendest relvadest, mis peaksid neid droone peatama. Venemaa õhutõrje laguneb, sest neil saavad raketid otsa. Seda kinnitab 27. aprilli Business Insideri raport, mis ütleb, et Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi on märkinud, et Ukraina rünnakud Venemaa tootmisrajatistele hävitavad Putini õhutõrjerakettide varusid. Ma märkisin seda. Süsteemsed rünnakud Venemaa tootmisrajatistele halvendavad veelgi vaenlase õhutõrjevõimekust, mis juba praegu kannatab rakettide puuduse all, et tõrjuda Ukraina mehitamata süsteeme ja löögivahendeid. Sõrskõi kirjutas seda avalduses pärast kohtumist Kanada kaitseväe juhataja kindral Jenő Karanjaniga. Oli vihjeid, et see on tulemas juba enne, kui Ukraina alustas oma viimaseid rünnakuid okupeeritud aladel. Juba märtsis teatas United24 Media samuti, et Venemaa maadleb õhutõrjerakettide kriisiga. See raport ilmus ajal, mil Ukraina oli keset rekordilist territooriumi vabastamise kampaaniat, mis võimaldas riigil tagasi vallutada rohkem maad, kui ta kaotas Venemaale veebruari viimastel nädalatel.
Need edusammud said võimalikuks osaliselt tänu sellele, et Ukraina suutis rünnata Vene tagalat, mis toetas hajutatud Vene sissetungijate üksusi, kes rajasid hallidesse tsoonidesse rindejoone taha kaitsepositsioone. Venemaa puudus puudutab peamiselt vanematele õhutõrjeplatvormidele, mis tal Ukrainas on, näiteks Pantsir. Aga probleeme on igal pool, nagu Vene sõjablogija Rööbar paljastab oma valgustavas postituses. Lihtsalt kümnete tuhandete Pantsiri rakettide tühjast kohast valmistamine on füüsiliselt võimatu, ütleb Rööbar. Ta lisab, et Ukraina kesk- ja kaugmaa droonirünnakute intensiivistamine avaldab Venemaa õhutõrjele suuremat survet kui kunagi varem. Ja kui kaugmaa rünnakud tabavad ka tootmisrajatisi, kus valmistatakse õhutõrjerakette ja nende sees kasutatavaid komponente, muutub probleem veelgi tõsisemaks. See on üsna lihtne. Venemaa kulutab oma raketid ära, samal ajal kui Ukraina hävitab tootmisvõimalusi. Lõpuks saavad raketid otsa ja üha rohkem Ukraina droone hakkab lävima kaitset ning tabama oma sihtmärke. Rünnakud tootmise vastu ei lõpe samuti. See on Venemaa õhutõrje süstemaatiline nõrgestamine reaalajas. Ja okupeerijad Donetskis, Luhanskis, Zaporižjas ja isegi sellistes kohtades nagu Krimm tunnevad tulemusi, mida toovad droonid, mida enam peatada ei suudeta. Ja Venemaale ei saa otsa ainult raketid. Ka tegelikud süsteemid, mis on mõeldud nende rakettide tulistamiseks, hävitatakse massiliselt. Ukraina on oma kampaaniat Venemaa õhutõrjerakettide tootmise vastu saatnud keskmise ja pika ulatusega löökidega õhutõrjesüsteemide ja radarite pihta. 31. märtsi raportis avaldas Kiev Independent, et 492 1530 kinnitatud Ukraina löögist, mis viidi läbi ajavahemikus juuni 2025 kuni märts 2026, olid suunatud Venemaa õhutõrjesüsteemide pihta. Ukraina sihtis samuti Venemaa juurdepääsu tõkestamise ja piirkonna sulgemise vahendeid, mis on just sellised süsteemid, mida on vaja õhutõrje toetamiseks. Mõelge elektroonilise sõjapidamise süsteemidele, raketiüksustele ja juhtimissüsteemidele ning saate aru, millest jutt käib. Mida Putin ja tema kaaslased nüüd liiga hilja mõistavad, on see, et Ukraina on selle kõigega arvestanud. Aasta aega on Ukraina nõrgestanud Venemaa õhutõrjet nii palju, et sellised rünnakud, nagu me nägime 23. kuni 25. aprillini, said võimalikuks. Samal ajal ehitas Ukraina oma uut põlvkonda keskmaa droone. Mitte miski sellest pole juhuslik. Ukraina tõestab seda jätkates Venemaa õhutõrjevõrgu ründamist. Tõenäoliselt valmistatakse ette veelgi rohkem rünnakuid tulevikus. 27. aprillil avaldas Defense Express, et eelmisel nädalal hävitas Ukraina rünnakute seerias Venemaa S-350 Tor-2 OSSA ja Tor-2 KM õhutõrjesüsteemid. See läks Venemaale maksma $205 miljonit. Ja tõenäoliselt läheb see Venemaale veelgi kallimaks, kui Ukraina keskmaa droonid hakkavad ära kasutama nende süsteemide kaotamisest tekkinud lünki okupeeritud aladel. Täpsus, jõud ja planeerimine ühendavad jõud, et nõrgestada Venemaa tagalat. Sellele nimekirjale võime lisada ka pelga arvukuse. Oleme juba maininud Ukraina rünnakute kasvavat tempot. Droonide arv, mida Ukraina lahingusse saadab, on jahmatav. Esimest korda pärast seda, kui Putin alustas oma sõda, saadab Ukraina välja rohkem kaug- ja keskmaa droone kui Venemaa. Märtsis teatas Venemaa kaitseministeerium, et on alla tulistanud 7347 Ukraina drooni. Võtke sõna alla tulistamine, siin paraja skepsisega. Venemaal on kombeks väita, et Ukraina droonide rusud põhjustavad Venemaa taristule ja varadele tohutut kahju, mitte droonid ise. Isegi kui võtame väidetava allatulistamise sõna-sõnalt, on märtsis piisavalt kinnitatud Ukraina rünnakuid, et see arv oleks pigem 8000 lähemal. Samal ajal ütleb Ukraina õhujõud, et Venemaa lasi märtsis välja 6462 drooni, Venemaa reetis end ise. Venemaa kaitseministeerium on avalikustanud, et Ukraina on nüüd kesk- ja kaugmaa droonide rindel liidripositsioonil. Jällegi, mitte miski sellest pole juhuslik. Nagu Pravda märgib, on Ukraina kesk- ja kaugmaa rünnakute ulatus aastaid pidevalt kasvanud. 2024 aasta jaanuaris lasi Ukraina Venemaa pihta välja 110 drooni. Nüüd ei moodusta see kuine arv isegi ühe päeva rünnakute arvu. Ukraina rekordilisel märtsikuul tulistas Ukraina Venemaa pihta keskmiselt 237 drooni päevas. Ukraina rünnakute ulatus laieneb, kuigi samal ajal ka kitseneb. Okupatsioonialasid ei tabatud varem nii palju, sest Ukraina ei tahtnud raisata oma piiratud kaugmaadroone Ukraina sees olevate sihtmärkide tabamiseks, kui Venemaal endal oli väärtuslikumaid sihtmärke. Venemaa jaoks pole nüüd enam ühtegi turvalist kohta. Suurem hulk Ukraina droone, mis välja lastakse, süvendab ka Venemaa õhutõrjeprobleeme. Rohkem droone tähendab rohkem õhutõrjesüsteemide hävitamist. Venemaa peab iga kuu kulutama sadu, kui mitte tuhandeid lisarakette õhutõrjele, kuna Ukraina suurendab oma rünnakuid. Isegi kui Venemaa suudab rünnaku tõrjuda, tähendab tema kahanev õhutõrjerakettide varu, et ta jääb järgnevatele rünnakutele avatuks. Aastaid on Venemaa püüdnud Ukraina õhutõrjevõrku murda puhtalt massilise rünnakuga. Nüüd on Ukraina selle strateegia pööranud Putini vastu ja Venemaa presidendil pole muud teha, kui kaosel pealt vaadata ja nutta.
Teades, et Venemaa raketitootmine on läbi kukkumas ja tema õhutõrjevõrk purustatakse, on Putin hakanud loopima ähvardusi. Talle ei meeldi, et Ukraina sõlmib selliseid lepinguid selliste riikidega nagu Norra. Ja ta lasi Venemaa kaitseministeeriumil selle aprillis tehtud avalduses selgelt välja öelda. Me peame seda otsust teadlikuks sammuks, mis viib sõjalise ja poliitilise olukorra järsu eskaleerumiseni kogu Euroopa mandril ning nende riikide hiiliva muutumiseni Ukraina strateegiliseks tagalaks. Putini lemmikhääleturu Dmitri Medvedev mainis samuti nimekirja võimalikest sihtmärkidest Euroopas, mida Venemaa relvajõud võivad rünnata ja mis võivad sattuda ettearvamatute tagajärgede ohvriks, kui Ukraina toetust ei lõpetata. Need on tühjad ähvardused, mida Putin ja tema kaaslased on aastaid esitanud. Sellest ei tule midagi välja, täpselt nagu pole midagi juhtunud ka paljude teiste ähvardustega, mida Venemaa on viimase 4 aasta jooksul teinud. Tasub märkida, et Norra ja Ukraina kokkulepe kuulutati välja pärast seda, kui Venemaa oli esitanud oma viimased ähvardused, mis ütleb kõik, mida on vaja teada selle kohta, kui hästi Putini nõrgad katsed Ukraina partnereid hirmutada talle endale välja kukuvad. Aga see ongi kõik, mis Putinil praegu on. Venemaa õhutõrje laguneb koost ja Ukraina toodab nii ise kui ka koos oma partneritega täpselt selliseid relvi, mis seda olukorda ära kasutavad. 23. kuni 25. aprill oli Venemaa jaoks okupeeritud aladel tõeline õudusunenägu. Aga mõeldamatu alles algab. Kahjud kasvavad ja Ukraina tabab üha uuesti kõike, mis teenib Putini sõjamasinat. Venemaa tulevikus ootab piirideta kaos. Ja Putini käsilaste jaoks rindel tähendab see ainult rohkem surma ja hävingut, kui neid saadetakse aina laienevasse tapatsooni. Vene pealetung põrkub Ukraina tellisseinale. Just nii peab Putin tundma, nagu tema sõdurid oleksid millegi vastu jooksnud, kui Venemaa rindejoon variseb Donetski kindlusvööndi vastu. See suur kevadine pealetung, mille Putin oli planeerinud, pidi selle vöö maha murdma. Selle asemel variseb Vene pealetung kokku, kuna kindlusvöönd peatab selle ja muudab territooriumi, mida Venemaa tahab vallutada, surmalõksuks. Putin ei osanud seda ette näha, kuid nüüd ennustavad Sõjauuringute Instituudi ehk ISV eksperdid Venemaa 2026 aasta plaanide täielikku läbikukkumist. Need plaanid olid lihtsad. Võtta kindlustevöönd 2026 aastal. Kogu Venemaa kevadine pealetung on üles ehitatud kindlustevööndi kokkuvarisemisele, teatab France 24. See rida tugevalt kaitstud linnu on võtmetähtsusega Donetski piirkonna vallutamisel, mis omakorda viib Donbassi kokkuvarisemiseni. Donbassi loovutamist on Putin Ukrainalt nõudnud alates rahuläbirääkimiste algusest Ukraina ja Venemaa vahel. Mida Putin on alati tahtnud nii läänele kui ka Vene rahvale näidata, on see, et kindlustevöönd on haavatav, Ukraina on kokkuvarisemise äärel ning nende linnade vööndi langemisega saaks Venemaa enda kätte ka selle, mida endine USA mereväe aseadmiral Robert P. Murrick nimetab pööliseks maanteeks igale armeele, kes soovib viia operatsioone sügavamale Ukrainasse ja kaugemalegi. Seega on see vaev Venemaa jaoks väärt pingutust. Vähemalt selline oli Vene plaan, kuid kindlustevöönd pole sugugi lihtne vastane, keda murda. 4 suure linna ja paljude väikeste asulate kogum, mis kulgeb põhjast lõunasse mööda H20 Konstantinivka Slovjanski maanteed. See vöönd on umbes 50 kilomeetrit ehk 31 miili pikk ja enne Putini sissetungi Ukrainasse elas seal üle 380 000 inimese. See annab aimu ülesande suurusest ja ulatusest, mis seisab Venemaa vägede ees, kellel on antud käsk kukutada see linnade vöönd 2026 aasta lõpuks. Kevadine pealetung pidi olema Venemaa hiilgava edu algus Ukrainas. Kindlustuste vöönd on olnud Putini jaoks pinnuks silmas juba enne, kui Venemaa alustas oma täiemahulist sissetungi. Alates vaenutegevuse algusest 2014 aastal, mis viis Krimmi ebaseadusliku annekteerimiseni ja põhjustas segadust Donbassis, on Ukraina kindlustanud oma kaitset kindlustuste vööndis. Üle 10 aasta kestnud kindlustustööd tähendab ka seda, et Venemaal pole selle aja jooksul õnnestunud selles vööndis läbimurret saavutada. Aga Venemaa vajab seda vööndit. See on võtmetähtsusega viimase umbes 30% Donetski piirkonna hõivamiseks, mis võimaldaks Putinil end asetada olukorda, kus ta saaks oma ilmselge sõjalise erioperatsiooni läbikukkumise mingiks edulooks pöörata. Väljaspool Venemaad ei usuks seda keegi, aga Putini jaoks pole see oluline. Tal on kevadeks plaanid ja ta ei kavatse neist loobuda. Pole oluline, et Venemaa on juba üle 20 kuu võidelnud vaid selleks, et 2025 aasta lõpuks vallutada Tšassivjar, mis on tilluke asula kindlusvööndi ääres. Kuidagi arvas Venemaa juht, et tema väed suudavad sellise kurnava läbikukkumise äärealade asulates muuta palju võimsamate kindlusvööndi kaitseliinide täielikuks hävitamiseks. Kõik, mida Venemaal selleks vaja oleks, on rohkem elavjõudu ja Putin on sellega andnud. Aga me näeme juba, et asjad ei lähe nii, nagu Putin on oma nõrga plaaniga kindlusvööndi jaoks ette näinud. 2026 aasta kevadrünnak on alanud kohutavalt. Kaotused kasvavad juba enne, kui Venemaa väed jõuavad vööndile lähedalegi.
Vaid mõni päev pärast uue operatsiooni algust olid Venemaa kaotused juba umbes 10 000 hukkunud või haavatud sõduri juures, teatab National Interest. Venemaa kampaania kindlusvöö murdmiseks on samuti rekordeid purustav, kuid kõige halvemal moel. 17 märtsil kaotas Venemaa ühe päevaga 1710 sõdurit, mis on seni 2026 aastal suurim arv. Paneme rõhku just neile kahele viimasele sõnale. Seni. Venemaad ootab ees veel palju hullem, sest Putini strateegia pole arenenud kaugemale tema varasemast lähenemisest, kus ta saadab üha rohkem kahuriliha Ukraina kaitseliinide vastu. Need varajased kaotused olid juba märgid sellest, et kevadrünnak algas nii kohutavalt, et kindlustatud vööndi kokkuvarisemise eesmärk tundus väga kaugel olevat. Vene sõjablogijad ja propagandistid hakkavad juba Putini vastu pöörduma, nagu te avastate, kui jääte meiega. Aga just siin hakkavad asjad Putini ja tema kindlusvööplaanide jaoks muutuma tõsisest katastroofiliseks. Need kaotused oleksid vähemalt vastuvõetavad kellelegi nii kalgile ja taktikaliselt saamamatule nagu Putin, kui need oleksid saadud kindlusvöö ääres territoriaalsete edusammude eest. Aga neid võite ei tule. Ja ISW ekspert ning Ukraina sõjavaatleja Konstantin Maševets selgitab, mida me tegelikult kohapeal näeme. ISW teatab, et Maševets väidab, et Venemaa on Donetski kindlustusvöö vastu suunatud pealetungis kasutanud oma 3. ühendvägede armee üksusi. Praegu võitlevad need sõdurid Ukraina vastu Zahitna ja Krivaluka lähedal, mis mõlemad asuvad Slovjanski idaküljel, mis on kindlustusvöö põhjaosas. Venemaal pole selles piirkonnas hästi läinud. Kuigi Putini väed suutsid märtsi alguses teha mõningaid väiksemaid strateegilisi edusamme, on pealetung 29. märtsi seisuga seiskunud, kuna Putini käsilastel pole ISV raportini eelnenud nädalal õnnestunud mingit edasiliikumist saavutada. See tähendab, et alates 22. märtsist pole praktiliselt mingit tegelikku liikumist toimunud. Venemaa jaoks läheb olukord veelgi halvemaks. Konstantinivka suunal, mida võite mäletada kui kindlusvöö teist otsa, on Venemaa paigutanud oma 3. armeekorpuse ja 8 ühendvägede armee. Nad saavad hakkama isegi haldemini kui 3. ühendvägede armee. Kui 3. ühendvägede armee suutis vähemalt enne Ukraina tellisseina vastujooksmist mingitki edu saavutada, siis jõud, mille Putin paigutas kindlusvöö lõunatippu, pole isegi seda suutnud. Nad liiguvad kuidagi isegi aeglasemalt kui 3. ühendvägede armee, mis jätab Putini üsna keerulisse olukorda. Plaani kohaselt pidi kindlusvööd ründama mõlemast otsast. See ei saa juhtuda, kui ühe otsa väed pole isegi jõudnud positsioonidele, kus Venemaa neid vajab. Venemaa üritab teha ainsat asja, mida ta oskab teha, et lahendada kindlusvöö probleem, millega ta praegu maadleb. Rohkem elavjõudu toob võidu, usub Putin. Isegi, kui see tähendab, et veelgi rohkem Venemaa noori mehi purustatakse Ukraina kaitse poolt. Maševets ütleb 29. märtsi Facebooki postituses, et Venemaad on juba sunnitud hakkama vägesid välja tõmbama sellest, mida ta nimetab okupeeritud Donetski ja Luhanski piirkondade mobilisatsioonireserviks. Need on sõdurid, kes pidid tõenäoliselt jääma okupeeritud piirkondadesse palju kauemaks, võib-olla selleks, et olla täienduseks, kui kindlustusvööndis on läbimurdeid saavutatud. Aga neid saadetakse juba lahingusse, nagu ka Vene vabatahtlike rünnakukorpusi. Teisisõnu, Venemaa saadab kevadpealetungi esimestel nädalatel lahingusse rohkem sõdureid kui algselt plaaniti, sest ta kaotab rohkem vägesid kui oodati ning ei saa nende kaotuste eest praktiliselt midagi vastu. Tulles tagasi kahelt poolt ründamise strateegia juurde, tahab Putin sooritada klassikalist tangmanöövrit. Rünnates 2 erinevast küljest, sulud vaenlase nurka, sundides neid mõlemalt poolt kaitsma, samal ajal kui sa nende jõude järk-järgult vähendad. See on sõjastrateegia, mis on sama vana kui sõda ise, ja just seda tahab Putin saavutada kahepoolse pealetungiga kindlusvööndi põhja ja lõuna osas. Aga kindlusvööndi lõuna osas, eriti Limani ja Konstantinivka ümbruses, pole need edasiliikumised, mida Putin lootis näha, toimunud. Ilma nende edasiliikumisteta ei saa tangmanöövrit ellu viia. See on jätnud Putini raske valiku ette, kas ta loodab oma juba ebaõnnestuvatele vägedele kindlusvööndi lõuna osas. See tundub olevat halb mõte ja just neid vägesid kulutatakse ilma igasuguse eduta. Või saadab Putin mõned täiendused 3. ühendrelvaarmeest, mis on vähemalt põhjas saavutanud mõningast edu, kuigi on nüüdseks seisma jäänud. See pole ka eriti hea valik. Iga sõdur, kelle Putin põhjas saadab, on sõdur, kes ei saa enam kaitsta Venemaa positsioone. Ukraina vasturünnakuteks tekivad võimalused. Samal ajal tähendab 3. ühendrelvaarmee nõrgestamine seda, et selle juba nõrgad pealetungid muutuvad veelgi nõrgemaks või ei saa üldse toimuda, nii et nädal aega kestnud edutuse olukorda ei saa ümber pöörata. See ongi see, mida me mõtleme, kui ütleme, et kindlustuste vöö on Venemaa pealetungi peatanud. IS-Tugrev ütleb, et vähesed edusammud, mida Venemaa on saavutanud, võiksid toetada operatsioone Limani ja Konstantinivka suunal, kuid need pole kaugeltki piisavad, et seda teha ja samal ajal liikuda Slovjanski poole. Putin peab valima ühe või teise ja mõlemal juhul saadab ta oma sõdurid surmalõksu, mis on juba põhjustanud Venemaa kaotuste hüppelise kasvu kevadpealetungi esimestel nädalatel.
kindluste vöö peaks selle lähenemisega langema, kuid see tundub üha ebatõenäolisem, eriti kui eesmärk on, et see vöö kukuks kokku 2026 aastal. Kevadpealetung on juba kokku varisemas ja kui Putin oleks tähelepanelik olnud, oleks ta võinud seda ette näha. Enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume ja paljastame pöörase pöörde, mis muudab kogu selle olukorra Putini jaoks palju hullemaks, teeme kiire pausi, et meenutada teile, et vaatate sõjasaadet. Me anname teile kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui kanalist on teile kasu, siis ärge unustage tellida, et olla alati samm ees. Praegu on Putin raevunud oma läbikukkuvate vägede peale. Aga ta peaks ise enda peale veelgi vihasem olema, sest seda kõik ennustati juba kuid enne, kui Venemaa üldse alustas kevadrünnakut, mis pidi kindlusvööndi 2026 aasta lõpuks kokku kukutama. Kuidagi pole Putin pärast üle 10 aasta kestnud ebaõnnestunud katseid kindlusvööndit vallutada ikka veel aru saanud, et see pole ülesanne, mida tema väed suudaksid vähem kui aastaga täita. Ja taas olid need ISW, täpsemalt 2 nende Venemaa uurijat, Jenny Olmsted ja Jessica Sobieski, kes sellele juba 18. detsembril tähelepanu juhtisid. Nad märkisid, et tol ajal oli Venemaa endiselt keset 22 kuu pikkust kampaaniat Pokrovski ja Mõrnara vallutamiseks. See üksi oleks pidanud olema Putinile vihjeks, et palju tugevamalt kindlustatud vöönd, millele ta sihib, ei saa olema kaugeltki kerge võit. Mis puudutab kindlusvööndi langemisaega, siis duo väidab, et 2026 on parimal juhul ambitsioonikas. Vene väed ei pruugi vallutada kogu Donetskit ja kindlusvööndit mitte varem kui aastal 2027 või 2028, eeldades, et Ukraina rahvusvahelised partnerid jätkavad Ukraina toetamist, ütles duo detsembris. Mida me nüüd kevadpealetungi esimestel nädalatel näeme, on see, et see ennustus saab peaaegu kindlasti tõeks. See pole ainult Putini läbikukkumine, hoolimata sellest, kui saamatu ta koos oma sõjaväe ülematega on olnud. Venemaa kulutas suure osa 2025 aasta teisest poolest kevadpealetungiks valmistumisele, mitte ainult rünnakutega Pokrovski Mürnaradis, vaid ka territooriumi hõivamisega Ukraina lõunaosas. Mõte oli luua lõunapiirkonda puhvertsoon, mis takistaks Ukrainal reservide suunamist kindlusvööndi lõunatippu, mida Venemaa kavatses rünnata. Mõnda aega näis isegi, et Venemaal oli edu saavutatud. Kuid juurdepääsu kaotamine ebaseaduslikele Starlinki terminalidele, mida Venemaa oli suure osa sõjast kasutanud, tähendas lõunapoolse positsiooni hukku. Alates jaanuari lõpust on Ukraina korraldanud lõunas vastupealetungi, millega on vabastatud kuni 400 ruutkilomeetrit ehk umbes 154 ruutmiili Venemaa poolt okupeeritud territooriumist. Igasugune puhvertson, mille loomist Putin lootis, on purustatud. Nüüd peab Venemaa saatma ka reservid Ukraina lõunaossa, et proovida vastupealetungi tagasi tõrjuda, mis tähendab, et veelgi rohkem kindlusvööndi jaoks mõeldud sõdureid ei täida seda ülesannet, mida Venemaa soovis. Lisaks, kuna puhvertsoon on kadunud, on Ukraina rajanud tee kindlusvööst lõuna poole, mis aitab mõista, miks Venemaa väed selles piirkonnas nii halvasti hakkama saavad. RBC Ukraina märgib, et Donetskist Ukraina lõunaossa saadetavad sõdurid ei ole tavalised reakoosseisu jalaväelased. Eliitüksused ja dešantväelased on saanud ülesandeks tagasi vallutada territoorium, mille Ukraina on vabastanud. Mida see jätab Venemaale kevadpealetungi ajal kindlustatud vööndi vastu? Liha, kahuriliha. Sõdurid, kellel on vaevu mingit väljaõpet ja veel vähem strateegilist taipu, saadetakse lihtsalt surema kindlustuste vastu, milleks nad pole kuidagi valmis. On põhjus, miks Venemaa just purustas oma enda kaotuste rekordi 1 päeva jooksul ja tõenäoliselt näeme selle rekordi purunemist veel mitu korda enne kevade lõppu. Kui Putin näeb, kuidas kindlustuste vöö iga Venemaa rünnaku peatab, küsib ta endalt, mis valesti läks. Ukraina, tehes lõunas ootamatut, mängis selles oma rolli ja Putin on liiga egotsentriline, et uskuda, et ta võiks olla midagi vähemat kui strateegiline geenius. Aga ta ei tunnista rolli, mida tema ja tema Kremli käsilased selles kõiges mänginud on. Aga probleemide taga, mida Venemaa lahinguväljal kogeb, peitub veelgi suurem küsimus, millega Putin peab tegelema. Venemaa sõjablogijad pöörduvad tema vastu. Ja üks neist on üks mõjukamaid propagandiste, kes Putinil oma Venemaal baseeruvas desinformatsiooniarmees on. Vähehaaval liigub eelis meie vaenlaste poole. Seal töötavad väga kogenud mehed. Nad on kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid. Nad teavad, kuidas asjad toimivad ja nad töötavad selle nimel, et ära kasutada oma tehnilist üleolekut, olid Juri Podoljaka sõnad, kui ta hindas seni toimunud pealetungi kindlusvööle. Et mõista, miks see konkreetne propagandist nii oluline on, peate teadma, kes ta on. Podoljaka oli endine Ukraina kodanik, kes 2014 aastal Putini esimese agressioonikampaania ajal Ukraina vastu andis oma lojaalsuse üle Venemaale. See teeb temast Putini jaoks täiusliku propagandisti. Kes oleks parem kui endine ukrainlane, et rääkida Venemaa rahvale, kui õigustatud on Putini sissetung. Ja umbes 4 aastat oligi Podoljaka, kellel on 2,7 miljonit YouTube'i tellijat ja umbes 2,8 miljonit jälgijat Telegrammis, just see, keda Putin soovis. Mees, kes tagus propagandatrommi tohutu publiku ees kuni eelmise talveni, kui ta ennustas endiselt Ukraina sõjaväe vältimatut kokkuvarisemist.
aga nüüd on üks Venemaa juhtivaid sõjablogijaid pöördunud oma rahastaja vastu ja kevadpealetungi läbikukkumine on selle põhjuseks. Siiski ei pruugi ähmased kommentaarid Ukraina tehnoloogia ja strateegia üleolekust tunduda maailma suurima reetmisena. Võiks isegi väita, et Podoljaka üritab mängida mitme kaardi peale ja parandada suhteid riigiga, mille ta aastaid tagasi reetis. Kuid te pole veel kuulnud, mida see sõjablogija kevadründe saatuse kohta ütles. Kahjuks arvan, et lähikuudel ei suuda me seda olukorda muuta. Me lihtsalt ei saa meie suureks õnnetuseks, kuulutab propagandist. Ta lisab, et peamine Vene jõupingutus peaks praegu olema suunatud Ukraina vastu, kuid on raske näha, kuidas see jõupingutus võiks õnnestuda. Podoljaka sõnul kogeb Venemaa suuri kaotusi, kui ta üritab kindlustatud vööndit murda. Ukraina tehnoloogiline ülekaal on liiga tugev. Ukraina on hakanud korraldama rünnakuid Vene tagala vastu okupeeritud Donbassi piirkondades, mida on võimaldanud Ukraina uued keskmaa droonid. Need droonid hävitavad praegu Vene õhutõrjesüsteeme ning hävitavad ka võtmetähtsusega sõjalisi sõlmpunkte okupeeritud aladel. Podoljaka ei ole ainus Putini endistest toetajatest, kes on Vene presidendi vastu pöördunud. Ilja Romõzlo, kes on aastaid olnud Venemaa naabrite üle domineerimise pooldaja, on samuti Putini selga noa löönud. Me kõik arvasime, et Putin on Vene maade ühendaja ja nüüd oleme jõudnud selleni. Verised rünnakud, lepinguliste sõdurite meelitamine pettusega ja palju muud, on Romõzlo öelnud. Ta nimetab Putini sissetungi tupiksõja ja ütleb, et see võib kesta veel aastakümne. Kõik selleks, et leevendada ühe mehe ego, kes ei suuda tunnistada, et pole suutnud ühtegi oma eesmärki saavutada. Kokkuvõttes ei ole Vladimir Putin legitiimne president. Vladimir Putin peab tagasi astuma ja teda tuleb kohtu alla anda kui sõjakurjategijat ja varast. Elagu vabadus, kurat, hüüab Romõzlo valjult. Need on inimesed, kes on aastaid ajanud Kremli joont propagandarindel. Nüüd ütlevad nad sõna otseses mõttes miljonitele inimestele, et Venemaa ebaõnnestub ja Putin on nõrk juht. See on Putini jaoks suurem probleem ja seda hakkab toitma see, mis praegu Ukrainas toimub. Kui möödub veel nädalaid minimaalsete edusammude, suuremate kaotuste ja ilma kindlussooni murdmata, hakkab Putini strateegiline saamatus talle lõpuks kätte maksma. Ta püüab need hääled vaigistada. 2025 aasta lõpuks oli Kreml juba hakanud Venemaa sõjablogijaid maha suruma ning Putin on sellest ajast alates astunud samme, et Venemaal internet sulgeda, nii et kättesaadavad oleksid vaid riigi poolt heaks kiidetud ja kontrollitud allikad. See ei muuda kaotuste arvu Ukrainas. See ei muuda midagi läbikukkunud kevadründe osas. Kui Putin karmistab Venemaal režiimi, muutuvad vastuhääled veelgi valjemaks. Mis puudutab kindluste vööndit, siis see teeb seda, mida on teinud vähemalt 2014. aastast alates. Seisab vastu Putini agressioonile. See, mida Kreml arvas kestvat vaid mõne kuu, võtab parimal juhul aastaid ning see maksab Venemaale juba praegu palju rohkem kui peaks. Venemaa 2026 aasta seni surmavaim päev on juba möödas ning siit edasi läheb olukorda ainult hullemaks. See peaks olema kõigist suurim Venemaa sõjaline vaatemäng, tohutu jõudemonstratsioon, mis on kogu maailma kadeduse ja hirmu allikaks. Aga sellest pole enam midagi alles. Pole relvi, ainult hale mangumine vaherahu järele. Putini võiduparaadist saab vaevu midagi enamat kui tühine, eneseupitav marss. Alandus tugevale mehele, kes kardab, et Ukraina avab tema paraadi pihta tule. Putin reetis end ise. Venemaa kaotab sõda Ukrainas ja me saime olulise vihje, et Putin arvab sama, kui Moskva tegi 29. aprillil avalduse. Putin valis selle päeva, et lasta ühel oma abilisel Juri Ušakovil teatada, et 9. mail kuulutatakse välja relvarahu. Miks relvarahu? Venemaa tahab pidada oma iga-aastast võidupüha paraadi. See, mis peaks olema Venemaa võidu tähistamine natside üle teise maailmasõja ajal, on viimastel aastatel Putini poolt muudetud groteskseks jõudemonstratsiooniks. Venemaa juht tahab seda maskeraadi jätkata. Ta tahab relvarahu, et miski ei saaks tema väikest mõõgatäristamise üritust ohustada. Ja ta on isegi pöördunud USA presidendi Donald Trumpi poole, et seda saavutada. Pravda avaldas, et Vladimir Putin rääkis Donald Trumpiga pooleteisetunnises telefonikõnes, kus Venemaa president kurtis Ukraina rünnakute üle Venemaa territooriumil. Seejärel ütles Vladimir Putin, et ta soovib oma paraadi jaoks relvarahu, püüdes läbipaistvalt jätta muljet, et ta otsib vaenutegevuse peatamist, kuna tahab sõjale lõppu teha. See ei ole see, mida Putin tegelikult tahab. Ta kardab Ukrainat. Ta kardab väga, et Ukraina saadab raketid tema paraadi ründama, seega üritab ta igal võimalikul moel relvarahu saavutada. On palju põhjuseid, miks Vladimir Putin vajab sõja lõppemist. Enne kui me nendesse põhjustesse süveneme, näeb Ukraina president Volodymyr Zelenski Putini manipulatsiooni ja mõjutuskatsetest kohe läbi.
See on lihtsalt Venemaa juhi meeleheitlik katse säilitada sündmus, mida ta kasutab oma jõulise liidri kuvandi toetamiseks. Nad tahavad, et paraad kulgeks mõne tunni jooksul rahulikult ja seejärel jätkuksid rünnakud. Me ei taha, et relvarahu muutuks Vene Föderatsiooni taktikalise pettuse vahendiks, ütles Zelenski pärast seda, kui uudised Putini nõudmistest avalikuks tulid. Venemaa omalt poolt väidab, et tal ei ole vaja Ukrainalt mingit kokkulepet relvarahu rakendamiseks. Putini lemmikpressiesindaja Dmitri Peskov ütles sama ka 30. aprillil, märkides: see on Vene riigipea otsus ja see viiakse ellu. Aga loomulikult ootaksid kõik Kiievi režiimilt samasugust reaktsiooni sobivate kavatsuste näol. Siiani pole seda olnud. Tüüpiline Venemaa mängitsemine, varjates alandust väidetega, et Ukraina on süüdi. Kõike seda tehakse mitte sellepärast, et Putin tõesti tahaks relvarahu. Putin on hirmul. Ta teab, et Ukrainal on võime rünnata Moskvat ja Ukraina võib seda võimet tema võidupüha paraadi ajal kasutada. Lisaks sellele on Venemaal veelgi kurjemad põhjused kuulutada selle paraadi ajaks välja relvarahu. Aga praegu võivad need teist, kellel on hea mälu, juba mõelda tagasi aastale 2025. Eelmise aasta võidupüha paraadi eel tegi Putin sarnaseid avaldusi relvarahu kohta, püüdes taas meeleheitlikult kaitsta oma hinnalist paraadi rünnakute eest. Putini 2026 aasta nõudmistes kajab vastu 2025 aasta, kuid sel aastal on võidupüha puhul midagi teistmoodi. Aastal 2025 korraldas Putin tõepoolest nii suurejoonelise etenduse kui võimalik, isegi kui Venemaa sõjavägi Ukrainas rängalt kannatas. Võidupüha paraadi 80. aastapäeval kutsus Putin kohale kõrgeid külalisi üle kogu maailma. Need, kes olid valmis Venemaaga lava jagama, olid teiste seas Hiina president Xi Jinping, kes oli Venemaa sõnul üritusel osalenud 27 maailma liidri seas kõige silmapaistvam tegelane. Nii tähtsa aastapäeva puhul tegi Venemaa kõik endast oleneva, et muuta paraad meeldejäävaks. Venemaal õnnestus 2025 aastal näidata umbes 150 sõjaväesõidukit, sealhulgas tanke. See oli üllatav, sest 2 eelmisel aastal polnud paraadil tanke olnud, need olid liiga hõivatud Ukrainas tükkideks lendamisega. Aga Putin suutis 2025 aasta paraadil kasutada tanke, mida ta oli liiga hirmul, et Ukrainasse saata, koos 11 000 sõduriga, kes olid ilmselt rõõmsad, et said 1 päeva puhkust, enne kui nad paratamatult saadetakse surema Ukraina tapaväljadel. Võidupüha 2025 ei olnud sugugi kõige muljetavaldavam Venemaa sõjalise jõu demonstratsioon, kuid maailma liidrite, sõdurite ja mõne varustuse kohalolek lõi vähemalt illusiooni, et Venemaal on mingisugune jõud ja mõjuvõim maailma areenil. Siis jõuame 2026 aasta paraadini ja kõik on muutunud. Putin palub endiselt relvarahu, täpselt nagu ta tegi 2025 aastal, kuid seekord ei ole Venemaa juhil tema kõrval aukülaliste seltskonda, keda ta saaks kasutada kilbina Ukraina rünnaku vastu. Osa põhjusest, miks Xi ja tema kaaslased olid 2025 aasta võidupühal Venemaal, oli see, et Putin teadis, et Ukraina ei riskiks rünnakuga, mis võiks viia konflikti puhkemiseni teise riigiga. Aga 2026 aastal ei ole tõenäoliselt kohal ühtegi suurt maailmajuhti. Putin on üksi. Ja mis teeb olukorra Venemaa presidendi jaoks veelgi hullemaks on see, et tema pakutud relvarahu ei kaitse enam nii suur paraadi, nagu see, mida nägime 2025 aastal. See ei kaitse praktiliselt mitte midagi. Venemaal pole peaaegu midagi, mida 2026 aasta võidupühal näidata. Reutersi andmetel ei ole 2026 aasta võidupühal teedel ühtegi Vene relva. Me ei näe tanke ega soomusautosid Moskva tänavatel liikumas. Uhkelt ei näidata ühtegi suurtükiväeüksust ega õhutõrjesüsteemi. Isegi mandritevahelisi ballistilisi rakette, mida Venemaa on varasematel aastatel näidanud, ei tule seekord näitusele. The National Interest märgib, et Venemaa ei saada paraadil marssima ka ühtegi kadetti oma sõjakoolidest ega sarnastest asutustest. Ja endiselt ei ole selge, kui palju Vene sõjaväelasi tegelikult osa võtab. Ainus, mida kõik usuvad juhtuvat, on see, et mõned Vene hävituslennukid teevad ülelennu. See peaks olema Venemaa sõjalise jõu demonstratsioon, kuid Putin ei kavatse näidata midagi, mida Venemaa on ise loonud. Seda ei saa teisiti öelda. See on Putini jaoks alandus mitmel tasandil. Esiteks on ta pidanud paluma relvarahu, minnes nii kaugele, et rääkis Trumpiga, püüdes meeleheitlikult veenda USA'd survestama Ukrainat, et nad ei ründaks tema armetut paraadi. Teiseks, mõtle, mida võidupüha paraad Venemaal tegelikult sümboliseerib. See on kõige tähtsam sündmus Venemaa sõjaväe kalendris, päev, mil tähistatakse ajastut, kus Venemaa võitles tõelise nuhtluse vastu ja tuli võitjana välja. Jah, Vladimir Putin on aastaid paraadi oma eesmärkide järgi väänanud. Sellest on saanud sama palju jõudemonstratsioon kui miski muu, kuid sellel on endiselt sümboolne tähtsus ja see peab olema vaatemäng. Mis see nüüd siis on? Paar hävitajat lendab üle ja mõned sõdurid marsivad mornilt, samal ajal kui Vladimir Putin või üks tema teisiktest vaikides pealt vaatab. See ei ole see võimas Venemaa, mida Vladimir Putin tahab näidata. See on läbikukkumise tunnistamine. See on Vladimir Putini signaal, et tema pikk ja valus sissetung Ukrainasse on Venemaale nii palju maksma läinud, et nad lihtsalt ei saa endale lubada sellist paraadi, nagu võidupühal peaks toimuma.
see, mida me siin näeme, on suur asi. 2026. aasta võidupüha on esimene kord peaaegu 2 aastakümne jooksul, kui Moskva Punasele väljakule ei sõida ühtegi sõjatehnikat. 18 aastat tagasi oli see tavaline. Paraad tähistas võitu natside üle, mitte jõudemonstratsiooni. Alles alates 2080. aastast on Putin andnud käsu sõjatehnika näitamiseks paraadil. Nüüd, 18 aastat hiljem, on tehnika ära viidud. Ja selleks on palju põhjuseid, kuid enne kui me süveneme nendesse ja iga järgnev näitab Putini alandust, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu, et sa ei jääks kunagi ilma meie Ukraina sõja analüüsidest. Nii et Putini haleparaad. Miks on see taandatud täielikuks tühisuseks, mida Venemaa kavatseb 9. mail näidata? Putini hääletorud on püüdnud seda kõike õigikustada. Venemaa kaitseministeerium on juba väitnud, et praegune operatiivolukord on põhjuseks, miks Vene sõjatehnika ei ole 2026. aasta võidupühal näha. See tähendab umbes nii, meie varustus hävitatakse Ukrainas ja meil pole enam midagi, mida näidata. Siiski on Peskov taas avalikkuse ette ilmunud ja ta on välja mõelnud nii jultunud vabanduse, et seda on raske uskuda. Kiievi režiim, mis kaotab iga päev lahinguväljal positsioone, on nüüd alustanud ulatuslikku terroristlikku tegevust ja seetõttu võetakse tarvitusele kõik meetmed ohu minimeerimiseks. Peskov ütles ajakirjanikele, kui temalt paraadi kohta küsiti. Tõesti, Peskov, kas sa tõesti hakkad oma vabandustega väidetava terrorismi juttu ajama? Ukraina ei ole see riik, kes on üle 4 aasta kestnud kampaania jooksul sihilikult tsiviilisikuid rünnanud. See on olnud Venemaa strateegia alates Putini sissetungi algusest. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo andmetel on Venemaa sissetungi jooksul kuni 31. märtsini hukkunud 15 578 Ukraina tsiviilisikut. See tähendab umbes 3800 tsiviilisiku tapmist aastas, mida Venemaa oma pidevate rünnakutega põhjustab. Veel 43 352 Ukraina tsiviilisikut on samal perioodil vigastada saanud, mis teeb umbes 10 800 inimest aastas. Ja ometi üritab Putin oma lemmikpropagandisti kaudu väita, et just Ukraina korraldab terrorirünnakuid. Tegelikkus on see, et Venemaa on juba 4 aastat Ukrainat terroriseerinud. See terroriseerimine on viimastel nädalatel hoogustunud. 24. märtsil teatas Atlantic Council, et Venemaa pommitas tahtlikult UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat objekti Lvivis, mis on kõige läänepoolsem suurem Ukraina linn. Lviv ei asu rindel, see pole isegi lähedal. Ometi on Venemaa sihikule võtnud ühe selle kõige olulisema paiga, ainuüksi selleks, et külvata just sellist hirmu, mida Peskov väidab, et Ukraina soovib Venemaale võidupüha ajal põhjustada. Venemaa valed on läbipaistvad, silmakirjalikkus on ilmne. See, mida me näeme Peskovi kommentaarides, on nõrk katse vihjata, just või Ukraina ründaks võidupüha paraadi, et tappa tsiviilisikuid, mitte hävitada Vene sõjatehnikat. Seda väidet esitatakse kurja kavatsusega. Venemaa üritab siin midagi korraldada ja varsti selgub, mis see on, kuid isegi valed väited, et Ukraina kavatseb rünnata Vene tsiviilisikuid, räägivad meile rohkem, kui Putin tahaks. Peskovis sõnade taha on peidetud tunnistus, mida Putin ei taha avalikkusele öelda. Ukraina suudab Moskvat tabada ja Venemaa ei saa selle vastu midagi teha. Pärast 4 aastat võitlust on Ukraina kaitsetööstus astunud sammu edasi ja tootnud relvi, mis pakuvad täiusliku kauguse ja tulejõu kombinatsiooni, et laastada sõjatehnikat, mida Putin tavaliselt võidupüha paraadil Moskva tänavatel näitaks. Firepointi FP5 Flamingo ja uuem FP9 on mõlemad suurepärased näited. FP9 jõuab iga päevaga oma testimisfaasi lõpule lähemale ja näeb surmav välja. Venemaa Iskanderi ballistilistest rakettidest suurem FP9 on kodumaine ballistiline rakett, mille laskekaugus on 855 kilomeetrit ehk umbes 530 miili ning lõhkepea kaalub 800 kilogrammi ehk 1760 naela. Kas Venemaa võib muretseda, et Ukraina kasutab 2026 aasta võidupüha selle surmava uue relva esmaesitluseks? Võib-olla, aga isegi kui Ukrainal ei ole FP9 maiks valmis, on tal olemas Flamingo. Druunraketi hübriid Flamingo suudab lennata kuni 3000 kilomeetrit ehk veidi üle 1860 miili ning sellel on 1100 kilone ehk 2425 naelane lõhkepea. See ei ole nii kiire kui FP9, kuna see ei ole ballistiline rakett, kuid seda toodetakse masstoodanguna, see suudab lennata piisavalt kaugele, et tabada Moskvat ning seda on juba kasutatud sihtmärkide tabamiseks, näiteks Vene linnas Vodkinskis asuvat Iskanderi rakettide tootmistehast. Nii et Ukraina võib soovi korral tabada Moskvat 2026 aasta võidupühal. Kuid sõjatehnika eemaldamine sellest paraadilt ja Peskovi kommentaarid Ukraina rünnakuplaanide kohta räägivad meile midagi muud. Asi pole ainult selles, et Ukraina suudab Moskvat rünnata, vaid ka selles, et Venemaa ei tunne end oma õhutõrjes piisavalt kindlalt, et sellist rünnakut peatada.
Venemaal on S-300 ja S-400 õhutõrjesüsteemid üle kogu Moskva, et kaitsta riigi kõige olulisemat linna. Need süsteemid on eriti levinud seal, kus Putin parajasti viibib, nii et võib ette kujutada, et need paigutatakse iga tänava lähedusse, kust 2026 aasta võidupüha paraad läbi läheb. Ja ometi on Venemaa sellel paraadilt sõjatehnikat eemaldanud. See on Putini ülestunnistus. Ukraina suudab Moskvat tabada ja Venemaa pole kindel, kas suudab oma paraadi kaitsta. Ukraina arenevad kaubmaavõimed on tohutu probleem ja neist piisab, et põhjustada seda, mida me näeme Putini paraadil. Kuid selle probleemi taga on veel üks suur mure, mis näitab samuti, kui halvasti läheb Venemaal Ukraina sõjas. Asi pole ainult selles, et Venemaa tahab oma varustust kaitsta. Võidupüha 2026 paraadil ei näidata sõjatehnikat, sest Venemaa ei saa oma suurejoonelise vaatemängu jaoks lihtsalt midagi kõrvale panna. Endine Putini kõnekirjutaja ja nüüd üks paljudest endistest Kremli liitlastest, keda on nimetatud välisagentideks, Abbas Galyamov, on olnud Putini otsuse suhtes üks kõige kriitilisemaid. Kas nad kardavad mässu või on kogu varustus Ukrainas ära põlenud, küsis Galyamov. Tõepoolest, lahinguvälja surve Venemaale kasvab, kuna ta on oma ebaõnnestunud sissetungi käigus läbi põletanud miljardeid ja miljardeid sõjalisi varusid. Ukraina andmetel on Venemaa kaotanud peaaegu 12 000 tanki, umbes 24 000 soomukit, üle 41 000 suurtükisüsteemi ja veel tuhandeid muid seadmeid, sealhulgas rakette, õhutõrjesüsteeme, laevu ja lennukeid. Ukraina sõnul on kogu selle kaotatud varustuse kogumaksumus umbes 142,3 miljardit dollarit. Kogu see varustus tuleb asendada. Tankid ja raketid, mis peaksid 9. mail Moskvas paraadil osalema, ei saa seda teha, sest need on liiga hõivatud Ukrainasse saatmisega. See, mida me siin näeme, mis sisuliselt tähendab võidupüha paraadi kõige olulisemate osade ärajätmist, on Venemaa järjekordne mööndus. Venemaa ei karda mitte ainult seda, et Ukraina võib rünnata. Venemaad on alandatud nii suure osa varustuse kaotamisega, et ta ei saa endale lubada ühegi neist haavatavaks tegemist. Pea meeles, paraadid ei teki lihtsalt tühja koha pealt. Meid tuleb ette valmistada ja korraldada. See vähene varustus, mis oleks võinud Moskvasse jõuda, tuleb eelnevalt kokku koguda, muutes need Ukraina droonide ja uue põlvkonna ballistiliste rakettide jaoks peamiseks sihtmärgiks. Kolonnid peavad peatuma ja harjutama. Juba ainuüksi sellise asja proovimine näitaks, kui nõrgaks on Venemaa sõjavägi varustuse osas muutunud. Ja kui Ukraina suudaks tabada proovi, tühistaks Ukraina ise võidupüha paraadi. Putin üritab lihtsalt sellele probleemile ette jõuda. Ta klammerdub nõrgalt selle vähese kontrolli külge, mis tal võidupüha olukorra üle veel on. Aga oletame korraks, et Venemaal oleks midagi, millega uhkeldada. See oleks ikkagi võinud vältida varustuse saatmist Moskva tänavatele, sest võidupüha paraad on Putini ajal olnud uhke vaatemäng. Paraadist on saanud Putini ja tema võimu päevapikkune tähistamine ning sellised etendused maksavad raha. Venemaal ei lähe rahaliselt just kõige paremini. Üle 4 aasta kestnud sõda Ukrainas on Venemaa majanduse põhja lasknud. Riigi sisemajanduse koguprodukt ehk SKP langes 2026 aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aastaga 0,3% pärast juba 2025 aastal toimunud stagnatsiooni. Tööstustoodang väheneb samuti, kuna Putini sõjalisele prioriteedile keskenduv majanduspoliitika halvab kõik Venemaal sõjaga mitte seotud tööstusharud. Toiduhinnad tõusevad kontrollimatult ja Vene rahvas seisab silmitsi elukalliduse kriisiga, mille põhjuseks on otseselt Venemaa Ukrainasse sissetungi hind. Putin ei saa endale praegu lubada uhket paraadi, ei otseses ega kaudses mõttes. Kui ta kulutab raha võidupühal, hakkavad paljud inimesed küsima, miks nad ei saa endale lubada isegi esmatarbekaupu, mida neil ellujäämiseks vaja on. Relvarahu anumine ei peata alandust, mis on tulemas. Isegi kui võiduparaad toimub põrgeteta, on see kurb tühjusetendus võrreldes sellega, mida Putin on varem korraldanud. Aga siin võib mängu tulla üks veelgi kurjem tegur, mis võib kõiki ootamatult tabada. Venemaa võib loota millelegi, mis on täiesti lubamatu ja me näeme seda Peskovi kommentaarides, kus ta väidab, et Ukraina terroriseerib Venemaad. Mõelge sellele, 9. mail ei ole Moskvas ühtegi sõjatehnikat, kuid linnas on tuhanded tsiviilisikud, kes tunnevad, et peavad tänavaid ääristama, et Putini tohutut ego silitada, isegi kui ta ei suuda korraldada sellist paraadi, mis paneks rahva tundma, et nende riik on tugev. Venemaa teab, et tal on rahvas, isegi kui tal pole jõudu, ja võib-olla loodab ta lihtsalt, et Ukraina korraldab võidupühal rünnaku, mis võib tappa tsiviilisikuid. Venemaa võib Ukrainale lõksu seada, lootes, et viimane tulistab 9. mail Moskva pihta rakette või droone. Kui see juhtub ja tsiviilisikud saavad viga, saaks Putin siis viidata väidetavatele tõenditele, et just Ukraina on agressorriik. Ta kasutaks seda juhtumit hoovana, püüdes survestada Ukrainat andma Venemaale rahuläbirääkimistel seda, mida ta soovib. Ja ta püüaks seda juhtumit kasutada teiste riikide, eriti USA mõjutamiseks, et need asuksid tema poolele. Venemaa võib küll sööta välja panna, kuid me oleme valmis kihla vedama, et Ukraina ei lähe õnge.
kuna sõjalisi sihtmärke pole, jätab Ukraina tõenäoliselt võidupüha paraadi rahule, et sellest saaks kurb monument Putini ebakompetentsusele, milleks see kujunemas on. Ja miks peaks Ukraina ründama sihtmärgi, millel pole mingit sõjalist väärtust? Ukraina on liiga hõivatud Vene varustuse hävitamisega mujal. Olete juba näinud, kui palju Venemaa varustusest on Ukraina vastu peetavas sõjas leekidesse lennanud? Hiljuti teatas Ukraina relvajõudude peastaap, et Ukraina on maikuu alguseks hävitanud 1300 Venemaa maismaa robotikasüsteemi. Ainult 2. mail kaotas Venemaa Ukrainas 76 suurtükisüsteemi, 283 sõidukit ja kütuseveokit, 2200 drooni ning 12 maismaa roboti. Ja 1. mail tuli uudis, et Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Šargoli lennuväljale, mille käigus said kannatada 4 lennukit, sealhulgas Su-57 ja Su-34 hävitajad. Ukraina jaoks võib Putin pidada oma piinlikult väikese võidupüha paraadi. Kui Venemaa president üritab säilitada seda, mis on muutunud tema enda ego monumendiks, jätkab Ukraina niikuinii Venemaa varustuse hävitamist. Ukraina teeb seda lihtsalt Ukrainas ja mujal Venemaal, mitte Moskva tänavatel. 9. mail. Ja kui Ukraina tõesti tahab tekitada võidupühal segadust, võiks ta vallandada geniaalse uue relva, mis ei tapa, kuid tooks Putini paraadile kaose. See on relv, mis on üllatavalt lihtne, juba kasutusel okupeeritud aladel ja millel on potentsiaal viia Moskva tagasi kiviaega. Saate teada, mis see on ja miks see on Ukraina jaoks nii oluline, vaadates meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show kanal, et ei jääks ilma meie järgmistest videotest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!